Tere hommikust! Olen Rein Reisberg, Tööinspektsiooni konsultant ja tänane infohommik meil siis teemal tööõnnetuste uurimisest. Tööinspektsioon on ikka aasta aega erinevaid infohommikuid korraldanud. Teemad püüame valida sellised, mis on parasjagu päevakorral ja mis hõlmavad, ütleme siis nii, et suuremat hulka ettevõtteid. Et päris sellist mingi niši tegevust elektrijaama seadmetest näiteks siin ikkagi neid avalikke infohommikuid ei tee. Ja see tööõnnetuste uurimine on see üks nendest teemadest, millega paraku tuleb tegeleda. Ehk tegelikult see on selline teema, mille kohta ma tahaks öelda niimoodi, et kui see tänane jutt on teie jaoks lihtsalt kasutu, ses mõttes kasutu, et te ei pea seda mitte kunagi rakendama, siis on väga hästi. Ehk see, et teil tööõnnetusi tegelikult ei toimu. Aga samas neid siiski toimub, me vaatame siin alla natukene statistikat ka. Ja kui on toimunud, siis on hea, kui teil on mingi eelnev selline ettevalmistus olemas, eelnevad teadmised, et mida ma nüüd teen, mis nüüd on, et siis hakata mõtlema, et oi, tööõnnetus, mis nüüd küll tegema üldse peaks. Ehk räägime siis sellest, mida tööõnnetuse toimumisel tegema peab. Ja igasugused mõtted, küsimused, omapoolsed sellised head näited on oodatud. Et ma loodan, et ma üksi räägi need 2 tundi täis, et tuleb ka teie poolt mitte vahele segamist või kaasa rääkimist, et oleks natuke sellist arutelu. Ja mul on muidugi mingisugune selline mõte olemas, mida rääkida, aga kui teil tulevad nüüd endal mingi sellised elulised näited või küsimused, need on tavaliselt sellised, mida on kõige parem arutada. Minu enda seos uurimistega on uuritud, mitte küll viimastel aastatel, aga varem surmaga lõppenud õnnetuste uurimised. Mul on see vist jääbki eluks ajaks meelde selline minu jaoks kõige raskem uurimise menetlus. Kuulata üle ei saa. See oli veel see aeg, kui me tegime kriminaalmenetlust, Tööinspektsioonil oli kriminaalmenetluse õigus. Kuulata üle isa, kelle silma, isa oli ekskavaatori juht, ja kelle silma kraavis sai surma tema 16-aastane poeg. Ja siis sa pead võtma tema ütlusi, mis siis oli, mida poiss tegi, mida sina tegid. See ei olnud meeldiv. Ja üks teine näide, mida kohta tahan öelda, mis ei olnud üldse meeldiv. Laupäeva õhtul juhtus õnnetus. Ma läksin sündmuskohale esmaspäeva enne lõunat. Tsehhis töö käis ja samas käis ringi üks mees pintsettidega ja korjas sealt üles inimlihatükke. Ehk selle kannatanud tükikesi, kes laupäeva õhtul oli surma saanud inimesed ümberringi peavad tööd tegema. Ei ole ilusad pildid. Aga täna me ei räägi nii palju sellest, kuidas ennetada õnnetusi, aga me räägime sellest, kui õnnetus on toimunud, mis siis teha. Ja üldse õnnetuste arvust, nagu näete, tendents on päris meeldiv. Kui meil ennem oli siin aastani 18 kusagil 5000 natukene peale, siis möödunud aastal oli 4000 natukene peale ja eelmine aasta 4000 natuke peale, eelmisel aastal 2020 3622. Et tendents on hea, aga siin tuleb vaadata muidugi natukene numbrite taha ka. Kõigepealt aasta 2019 versus 2018. Siin on ennekõike taga see, 19 meil koroonat veel ei olnud, ja taga on see, et 19 aasta 1. jaanuaris jõustus seaduse muudatus. Ehk enam ei pidanud esitama raporteid nende õnnetuste kohta, millele töövõimetust ei järgnenud. Kui vanem tulid ka need raportid, kandsime andmebaasi, läksid arvesse, kus oli 0 päeva ajutist töövõimetust, siis aastal 19 enam ei olnud. Et kui me vaatame näiteks nüüd raskete õnnetuste osateod arvu, 18. aastal 1120 ja 19. 1128, põhimõtteliselt sama. See 8 siia sinna aasta peale kokku on päris väike, millest tegelikult võib teha järeldused just nimelt kadusid ära need kerged, mis ei olnud kaasa töövõimetust. Ehk statistikas number vähenes, aga kui sisusse minna,
siis ilmselt viga saadi töö juures samamoodi nagu varem. Aga eelmise aasta kohta, siin ma jõudnud küll panustada koroonale. Et kui siin 2010. aasta paiku ma sain rääkida seda, et meie majanduskriisil, mis oli siis aastal 2008-2009, on ka positiivne külg. Tööõnnetusi toimus vähem. Siis nüüd tegelikult selle koroonaga seoses ka on positiivne külg. Tööõnnetusi toimus vähem, siis me lihtsalt töötasime vähem. Maakonniti. Ülevalpoolne, vasakpoolne näitab siis absoluutarvu. Tallinn, Harjumaa loomulikult kõige suurem. Tartumaa järgmine. Ja siis mida eledamaks ja roheline läheb, seda vähem neid on. Hiiumaa 21 on seal kõige lõpus. Aga võib-olla ilmekam on see alumine parempoolne kaart, kus on suhtarvud 1000 töötaja kohta. Ehk siis siit kaovad ära need elanike arvu erinevused. Ja siin on ikkagi liidrid Lääne-Virumaa ja Järvamaa. Need kaks maakonda on meil olnud tipus juba aastaid. Ja kuna mul on ise Lääne-Virumaalt ja natukene seda tausta rohkem tean, siis ma julgen ikkagi siiamaani rääkida, et seal lihtsalt registreeritakse õnnetusi paremini. Kui kunagi ajalukku minna, siis me leppisime juba tol ajal kokku haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, et nemad saadavad ka teatisi, sest tegelikult peavad ajutise töövõimetuse väljastava arst saatma. Mida rohkem haiglast teatisi tuleb, seda varemini registreeritakse ja võib-olla teine selline on ka, et milline on tööandjate arusaam tööõnnetuste teatamises. Kas nad leiavad, et see ongi normaalne, ikka juhtub, saadame või leiavad seda, et kui vähegi võimalik, siis varjatakse. Kui me vaatame siia kõrvale, ongi kõige väikse number Ida-Virumaa, 4,0. Mõeldes Ida-Virumaa töisele tegevusele, mida seal tehakse, kas see 4,0 saab ikkagi reaalne. Miks on Ida-Virumaal ka ikkagi umbes veerandi võrra vähem suhtarvus kui Tartumaal? Aga statistika niimoodi näitab. Tegevusalad. Eelmisest aastast on esirinnas kaubandus, kõige rohkem õnnetusi juhtus kaubanduses, kui varem oli metallitööstus, aga see tipp on üldiselt ikkagi sama. Kaubandus on küll selline, mille kohta õige tihti üllatus, miks kaubandus, mis siis seal juhtub. Aga see arv on suur, aga kaubanduse eripära on see, et seal on suhteliselt vähe raskeid õnnetusi. Komistatakse, kukutakse, tassitakse mingeid kaupu, midagi kukub peale. Et seal on kerget õnnetuse osakaal eriti suur. Ja minu jaoks on nagu üllatavalt suur see osa, mis on Tallinna kaubanduses. Kas seal on siis töötempo suurem, kliente rohkem, aga jah, kaubanduses absoluutarv on päris suur. Ja nüüd, kui me võtame ka tegevusalati suhtarvud 1000 töötaja kohta, nüüd on need ohtlikumad allpool, puidutööstus, toiduainete tööstus, metallitööstus, kus me siin kaubandust näeme. Eesti keskmisest natukene vähemgi. See tundub nagu juba kaubanduse vaates loogiline olevat, et kaubandus on keskmisest ohutum tegevusala, ehk absoluutarv teist. Meil on lihtsalt kaubandusest nii palju töötajaid. Ja muidugi need, kus siin on mingi 4 õnnetust aastas, nende suhtarvudega on, need võivad kõikuda aastad lõikus päris palju, aga see tipp on üldiselt sama. Puit, toiduainete tööstus, metallitööstus ja muidugi ehitus näiteks on selline, kus 6,5 natukene ohtlikum kui keskmine, aga ehitus võib-olla paistab välja seetõttu, kui ehituses mingi õnnetus juhtub, ehitatakse tavaliselt ikkagi sellises käidavates kohtades, möödakäijad näevad, ajakirjanikud saavad teada, lehed kirjutavad ja siis tundub, et ehituses on hästi palju. Ja muidugi ehitusega teine teema on see, et seal on palju neid võlaõigusliku lepinguga inimesi tööl. Nüüd selle aasta 1. märtsist küll seadus muutus. Vaatame, palju siis ehituses õnnetusi juurde tuleb. Et tegelikult ka need võlaõigusliku lepinguga töötajad ehk teenusosutajad, ka nendega toimunud õnnetusi peab registreerima. Eks näeb, kus ehitus järgmisel aastal on.
Ja samas nüüd ehituse eripära on see, et seal on just nimelt raskete õnnetuste osakaal tavalisest suurem. Vanus ja sugu. Aastate lõikes käibki umbes niimoodi, et 2/3 juhtub meestega, 1/3 naistega ja see vanuseline jaotus on ka ikkagi suhteliselt sarnane. Et meestel on nooremad 25-34 on see tipp, kas see on üldse mingi nooruse uljus ja küll ma saan hakkama ja mis see nüüd siis ära ei ole. Ja naiste puhul on kõige rohkem õnnetusi vanemas eas 55-64. Osales mina põhjust ei tea, mis seal taga on, miks seda ei tea. Aga see, et üldse meestega 2/3, naistega 1/3, eks siin on, üks ongi see, et mehed on kuidagi, või ütleme, naised on alalhoidlikumad. Nad püüavad mõelda ette, kas on ohutu, kas ma endale liiga ei tee. Mehed leiavad ikka, et mis see siis ära ei ole, küll ma hakkama saan. Ja teisipidi ka need tegevusalad, mis olid ohtlikumad, puitmetall, olgem ausad, seal on pigem tegemist ju meestöötajatega. Kaubandus jah, arvuliselt. Ehkki jah, kaubandus suhtarvus ei olnud väga kõrge. Aga selline see elu on. Siin on ka nüüd kirjas erialati, et kes kõige rohkem õnnetustes on sattunud. Võib-olla siin lihtsalt mõned top 3. Meeste hulgas ehitajad, veoautojuhid, keevitajad. Autojuhtidel ma kipun arvama, et äkki liiklusõnnetus ei ole see, mis kõige on. Vaid hoopis pigem mingisugused koorma laadimised. Koorma laadimisel juhtub midagi autokasti minnes, autokastist tulles, koormaid kinnitades, sest autojuhtidega on küll niimoodi, et ka liiklusõnnetus on tööõnnetus. Ehk kui autojuht teeb tööd, ta satub liiklusõnnetusse, siin on tegemist samal ajal ka tööõnnetusega. Ja 3. on lausa eraldi keevitajad väljas, tegelikult väga kitsas seltskond, aga eks siis nendega juhtub päris palju. Ja naistest siis on poemüüjad, loomakasvatajad ja hooldajad tervishoiuasutustes. Toodud välja ka nüüd ettevõtte suuruse järgi, kus millise raskusastmega õnnetuste suhtarv on või jah, just nimelt suhtarv. Et näete, et väikestes ettevõtetes, tegelikult mikroettevõtetes on raskete õnnetuste osakaal üle 1/3, 37%. Et siit ma tegelikult kipun tegema järeldust, et väikestes või nendes mikroettevõtetes kergeid tööõnnetusi ei vormistata ja registreerita. Ma ei näe põhjust, miks väikestes peaks olema raskete osakaal suurem. Ja kui juhtub raske, asi on tõsine, vormistame ära. Kui on lihtsam asi, kui olen nädala aega haiguslehel, halvemal juhul tööandja veel ütleb seda ka, et tule töö juurde, lepime kokku, kuidas me selle hüvitada saan. Jätame vormistamata. See sama väljend, et tule töö juurde, arutame, kuidas me selle hüvitatud saan. Pärineb mul täna hommikuselt siia sõidult, kui üks tööõnnetuses kannatanu niimoodi rääkis, et tööandja tegi sellise pakkumise, et ära jumala pärast tööinspektsiooni räägi või ära kirjuta või ära ütle, et see tööõnnetus on ja nii edasi. Tegelikult selle näite najal on üks asi hea kohe ära arutada, selline ideoloogiline küsimus tööõnnetuste uurimisel. Seal on jutt selles, et tööandja väidab, et see ei ole tööõnnetus, töötaja oli töö ajal purjus. Töötajas oli purjus. Töötaja ütleb küll, et ei olnud, mina ei tea, mina juures ei olnud, aga minu jaoks ei olegi tähtsust, kas töötaja oli purjus või mitte. Kui sul ikka töötamise ajal treipingist lendab mingi tükk vastu nägu, siis on tegemist tööõnnetusega, sõltumata sellest, kas töötaja on purjus või mitte. Töötaja purjusolek võib olla õnnetuse põhjus, tööõnnetuse põhjus. Võib-olla ta ei kinnitanud seda detaili korralikult tööpinki ja seetõttu lendas ära. Aga seetõttu, et töötaja on purjus, ei saa automaatselt öelda, et see ei ole tööõnnetus. On tööõnnetus. Ja põhjused, ikkagi see 1/3, kontrolli kaotamine, masina, transpordivahendid, käsitööriista, objekti looma üle. Need sõnastused on natukene sellised bürokraatlikud, aga need pärenevad Eurostati ehk Euroopa Statistikaameti klassifikaatorist ja seetõttu ta
selline võib-olla natukene raskelt mõistetav on. Ja siis umbes viiendik inimese kukkumine, libastumine, komistamine. Iga 5 õnnetus me lihtsalt kõnnime, komistame, libiseme ja kukkume. On seal mingi suhteliselt väike osa ka kõrgelt kukkumisi sees. Need on näha kõik meie töökeskkonna aasta aruandes ja töökeskkonna ülevaates, mida Tööinspektsioon iga aasta kohta välja annab, et sealt on ikka sealt näha ja selle esitluse te saate ka pärast endale. Ja siin on nüüd lihtsalt üks näide selline ettevõttes, kus peetakse arvestust, kui palju me oleme suutnud olla ilma tööõnnetusteta. Seal esimesel on kadunud eest ära lihtsalt silt, mida tähendab, seda tähendab kuupäeva. 5. kuupäev, viimasest tööõnnetusest on möödas meil 2 päeva, aga näete, kunagi me saime olla 103 päeva ilma tööõnnetusteta ja siis töötajad vaatavad. Ja see pidi muide töötama selles mõttes hästi, et nii nagu siit tekib number 0 või number 1, hakatakse kohe töökeskkonna spetsialisti küsima, kus toimus, mis juhtus. Räägi ära, et tähendab inimesed tunnevad huvi, mis tegelikult on. Pärineb see muide samast asutuses, kus minu jaoks oli korra selline üllatav vestlus. See oli üks selline asutus, mille kohta ma kippusin ütlema, kiirabi käib see nagu marsruuttakso, et neil juhtus aastas kusagil 50 natukene pealeõnnetust, nädalas keskelt läbi korra. Ja siis, kui ma rääkisin ühe aasta novembrikuus ühe töötajaga, siis tema ütleb, jaa, meil on tõesti palju tööõnnetusi. Sel aastal on meil juba tervelt 4 õnnetust olnud. Novembris peaks nagu 40 olema, mitte 4. Mida tema teadis? Tema teadis neid õnnetusi, mis juhtusid tema Tšehhis, tema vahetuse ajal. Kogu lugu. Ehk tähendab, selline ettevõtte sisene info ei liikunud. Sest tegelikult töötajal on ju igati mõistlik teada anda ka nendest õnnetustest, mis juhtus tema Tšehhis ehk samasugusel tööl nagu tema teeb, aga teises vahetuses. Aga seda välja pidi väga tähendama, et kuule, mis on, miks number 0-iks on läinud? Nii, siin on tööõnnetuse definitsioon. Pärineb töötervise ja tööohutuse seadusest. Ta kirjeldab siis ära, millises olukorras toimunud õnnetus on tööõnnetus. Nende kohta ka nüüd natukene täpsemat selgitust, et see ei ole enam seaduse tekst, eelmine slaid oli seadusest. Ehk see, mis on nüüd tööandja antud ülesanne täitmine, see tundub nagu kõige selgem olevat. Töölepingus, ametijuhendis, töökirjelduses, käskirjas, mingis dokumendis sätestatud tööülesanne. Töötaja seda teeb, selle ajal juhtus, on tööõnnetus. Samuti tööandja erikorralduseta tööülesande täitmist, mis tuleneb töö iseloomust või töö üldisest käigust. Pean vahepeal käima laost tooma endale uue tööriista. Üks tööriist, viil läheb nüriks näiteks. Lähen lattu, toon uue. Ka see on selline töö üldisest iseloomust või käigust tulenev ülesanne. Me ei saa öelda, et sul ei olnud töölepingus või ametijuhendis kirjast laost viili toomist. Aga elu on selline, ma tavaliselt toon. Meil ei ole süsteem selline, et ma helistan kellelegi või saadan meili, et tooge viil mulle töökohale. Ise käin laost toomas. Teine, tööandja loal tehtav töö. See on nüüd selline, mis ei kuulu igapäevaste tööülesannete hulka. Ta ei tule nüüd töö iseloomust või töö üldisest käigust. Aga seda tehakse, kusjuures töö tulemus on suunatud tööandjale. Siia ma toon sellise näite, et me väga palju kasutame oma töötamiseks autot. Ja kui ma nüüd lähen autot tankima, see ei ole kaugeltki minu igapäevane töö ja see ei ole ka kuskil minu ametijuhendis kirjas. See, et ma siin infohommikut läbi viin, see on minu ametijuhendis kirjas, aga auto tankimist ei ole. Aga seda saavad kõik aru, seda on vaja vahetevahel teha. Ja see nüüd ongi selline tööandja loal tehtav töö. Tööandja ei keela seda ja ma usun ka mitte üks tööandja pärast tankimisel toimunud õnnetust ei ütle, et oleks ma teadnud, et seda autot on tankida või ma oleks saatnud sinna välja õpetatud töötaja. Nüüd sina tegid seal midagi, ei saanud asjaga hakkama, said viga. See oleks seda tohtinud teha. See on selline, et me saame kõik aru, et jah, autot tuleb tankida. Ja tööandja huvides tegutsemine, näiteks mingi tootmisavarii ärahoidmine või tootmisavarii tagajärgede likvideerimine. Meil ei ole ju üldiselt üheski ametijuhendis kirjas, et
kui me mingi hoone osa kokku variseb, mida me sel juhul tegema peame, mis on siis sinu ülesanne. Aga kui inimene läheb sinna midagi või isegi hoopis kedagi päästma ja ta saab selle käigus viga, see on ka siis ikkagi tööõnnetus. Et siin on võib-olla hindamise kohad ka, et kui ta nüüd ikkagi väga uisapäisa, tal on öeldud, et ära mine, seal võib midagi kaela kukkuda, tema on ikkagi väide täis, tema läheb, tema teeb. Need on seal nüansid juures, aga põhimõtteliselt see olukord võib olla. Ja mida siis ei käsitleta tööõnnetusena? Kui see juhtus, kui eelkirjeldatud olukordades ehk tööandja antud ülesannet täites, tööandja huvides tegutsemise ajal või siis muu tööandja loal tehtav töö, kuid kui see ei ole seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. Üldiselt me räägime siin olukordi, mis on seotud töötaja tervisliku seisundiga. Kokkuvõttes võib öelda, et suhteliselt hästi lõppenud õnnetus, muidugi mitte selle inimese suhtes, kes suri, aga kogu pildis. Jutt on Tartus toimunud juhtumist, Tallinn-Tartu liinibuss. Tallinnast jõudis Tartusse, Tartus foori all seistes bussijuhi infarkt. Ei olnud seost töö ja töökeskkonnaga. Miks ma ütlen, et tegelikult suht hästi, kus see infarkt oleks juhtunud Tallinn-Tartu maanteel? Rahvast täis buss 90-ga. Kuhu suunas? Me ei tea. Ja neid tervisega seotud probleeme ikkagi paraku juhtub. Ja panin juurde ka selle, et teel kodunt tööle ja teel töölt koju toimunud õnnetus ei ole tööõnnetus. See oli tööõnnetus, kui ma pakun, siis äkki mingi aasta 2003 või midagi sellist, kuna kammu oli. Ja ikka õige tihti seda mäletatakse ja et kas äkki ei ole tööõnnetus? Ei ole. Palun. Töötajale jõuab juba sõjalise territooriumile ja kukub seal maja kõrval või karteeroopi liikumisel. Kas see on teel tööle või see on ikkagi see, et on... Kui oli jutt karteeroopi liikumisel, siis pigem on tööõnnetus. Ega selle tööõnnetuse definitsioonil sellist selget punast joont ei ole. Siinpool on tööõnnetus, siinpool ei ole. Et üldiselt me oleme olnud seisukohal, kui ettevõttel on mingisugune piirestatud territoorium ja kui töötaja on juba sinna territooriumile sisenenud, mingist väravast läbi läinud, siis pigem tööõnnetus. Aga siin meil ei ole korralikult selliseid kohtulahendeid, et mida nüüd aluseks võtta, mis nüüd mingi juhtum kindlasti on. Kunagi ütleme Sotsiaalministeeriumi inimestega koos töötervishoiutöötuse seaduse muudatuste arutelule, see oli ka, võiks nagu täpsemaks teha selle termini või määratluse. Ja mida rohkem me täpsustama hakkasime, seda rohkem tekkis sinna juurde selliseid küsitavusi, aga mis siis see on? Ja siis lõpuks läitigi seda meelde, et lasta siis olla nii, nagu ta praegu on ja siis iga üksiku juhtumi juures sisustatakse. Tahtsin midagi küsida? Vabandust, ma jätsin selle puhkepausi teema üldse siin vahele. Tööaja hulk arvataval vaheajal, see on nüüd ka üks, et kui on tööaja hulk arvatav vaheaeg, nii-öelda sellised raskes füüsilisest või psüühilisest pingest tulenevad vaheajad, seetõttu inimene peab taastuma, tal on ette nähtud tööaja hulk arvatavad vaheajad. Kui sel ajal juhtub õnnetus, siis see on tööõnnetus. Ja see on nüüd ka mul vist eile üleeile. Mina siin telefoni teel tuli üks küsimus. Seal oli põhimõtteliselt see olukord, et töötaja läks õue suitsetama ja tõstub sõitis otsa. Kas on tööõnnetus või ei ole? Mina paneks kriteeriumi sinna, kas see oli tööaja hulka ette nähtud vaheajal. Lõunapaus ei arvata tavaliselt tööaja hulka. Tavaliselt ja on töid, ala kiirabi ja sellised mingi rongidispetserid ja on töid, kus arvatakse häirekeskus ilmselt, aga üldjuhul ei arvata ja lõunat. Et see sõltubki selles, et kui lõuna arvatakse tööaja hulka, siis on. Seal võib olla küll see, et kui me kujutame ette, et häirekeskuses keegi nüüd lõuna ajal lõikab noaga viinerid ja lõikab viinerandist asemel näppu. Siis on ikkagi tegelikult pigem on see ju tööõnnetus, aga seal ei ole ju tööandja süüd.
Et me ei saa öelda, et nii nagu on tööõnnetused, et siis on automaatselt tööandja milleski süüdi. Ei pruugi olla. Võib olla ka neid tööõnnetusi, kus süüdi on ainult töötaja ise. Ja siin on nüüd see joobe teema, et mul oli eraldi tekstina ka, aga kuna siin tiksus mul siiamaani meeles, mis teie peal räägitud sai, siis ma rääkisin selle kohe ära. Ja samamoodi liiklusõnnetus, see autojuhtide teema, mis oli, et see võib olla ka tööõnnetus. Ja nüüd siis teabe liigutamine või liikumine tööõnnetuse järgselt. Kas siis kannatanult või õnnetuse pealtnägijalt peab esmane teave tulema. Järgmine lause on pärit töötervise ja tööohutuse seaduses, siin on siis töötaja kohustus. Ta peab teavitama õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust, tööõnnetusest või tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest ja kõikidest kaitsesüsteemide puudustest. Selle kaitsesüsteemide puudustest ma ei oska isegi täpselt seda sisu seal anda, aga võivad olla mingid bioloogilise ohuteguri puhul äkki. Aga tööõnnetuse sõna on siin sees. Nii et töötajal on kohustus öelda, et minuga toimus õnnetus. Õige tihti on ikkagi niimoodi, et töötaja saab töö juures viga ja tööandja saab teada siis, kui ta näeb seal kusagil internetis meie töötajale väljastatud töövõimetusleht, mille põhjus on tööõnnetus. Pole kuulnud, pole näinud. Jah, töövõimetuslehel on, aga tööõnnetus oleks olnud, pole kuulnud. Et seal on ilmselt nüüd see, et töötaja ei andnud sellest teada. Ta oleks pidanud andma, aga seda teavitamist soovitatav on anda teada ka tegelikult nendest õnnetustest, et kui töötaja koheselt esmaabi ei vaja. No mingisugune palk veeres jala peale. Pealt natuke valus on, aga mul on vahetuse lõpuni paar tundi. Kui ma teen tööpäeva lõpuni, lähen töölt ära, 3 hommikul tõustes võin välale ja seista ei saa, lähen arsti juurde. No, töö juures kellelegi ei rääkinud, et siis tekib küsimus, aga kus see nüüd tegelikult juhtus? Ma tean ühte rasket õnnetust, kus oli mingi kämplaluu nurrudega tegemist. Töötaja kukkus neljapäeva pärast lõunakasutuse territooriumil. Kukkus, pani käe ette, see oli mingisugune puidukruss ja midagi oli all. Ja oli öelnud ka, et käsi natukene valus, aga midagi hullu ei ole. Neljapäeval töötas lõpuni, reedel tegi tööd. Esmaspäeval läks arsti juurde, raske tööõnnetus. Seal oli kõik pooled nõusid, jah, nii see oli, nii see toimus, aga me ei saanud tegeleda, et igal juhul teeb ju kohe arsti juurde minema. Üks näide, kuidas on tahetud ka tööandjad üle nädalata, või neid 2 näidet. Näited on natukene paremad infomikku sisu kui seaduse tekst. Autotranspordi ettevõte rääkis mulle selle loo peainsener. Laupäeval kell 9 paiku helistab temale valvur, kelle ülesanne oli istuda seal väravas ja tõsta üles tõkkepuud, avada tõkkepuud. Ei olnud nupuga tõkkepuud. Kell 9 helistab ja ütleb, et näed, see autojuht sõitis välja ja kui ma hakkasin väravad kinni panema, libisesin, kukkusin, nüüd on jalg paistes, sain viga. Läks peainsener siis sinna koha peale, võttis selle mehe peale, viis arsti juurde ja ta ütles, et ma ei tea, millest mul see tuli, aga ma küsisin arsti käest, et palun hinnangut, et millal see vigastus on saadud. Ja arstid oskavad mingit moodi öelda, mis värvis see paistetanud koht on ta nüüd roheline või kollane või midagi taolist. Pakkusid välja 7 tundi tagasi. Siis töötaja võttis omaks. Eelmine õhtu peeti saunapidu, saunalavad alla tulles väänas oma jalga ja nüüd oli nii nutikas, et ta tuli tööle ja ta ootas ära esimese auto, mis välja läheb. Siis on jube hea öelda, et ma läksin väravad kinni panema, puhtalt minu töö. Ja näed, siis väänasin jalga. Ja teine töötaja pidi minema raudtee äärt värvima neid mingisuguseid poste, mille otsas on raudteeles endale liiklusmärgid, mis seal on. Ja poole päeva aeg helistab tööandjale, et mul jalg haige, ma olen haiglas hoopis. Ma sain viga. No kui sa viga said, hakkasin sinna üles ronima mingi posti juurde, panin redeli vastu ja redel kuidagi vajus ära ja kukkusin alla. Läheb siis töökeskkonna spetsialist sinna koha peale, kus see väidetavalt toimus, püüab leida mingitki märki, kas siin on midagi tehtud. Mitte ühtegi printsiipi pole tehtud, mille kohta kannatanu ütleb, et jah, ma ei jõudnud tõmbama hakata, ma hakkasin posti otsa ronima.
vaatab ümberringi, rohi kasvab, tallatud ei ole, õhtusi kui palju. Ja siis juhtumisi üks kaastöötaja räägib, et aga ma nägin teda selle päeva hommikupoole kodus õues autoremontimas. Ehk tegelikult mees ei läinud küll sinna liinile tööd tegema, läks koju auto remontima, sai viga ja rääkis, et näed, on tööõnnetus. Et jah, on ka sedapidi juhtumid. Ja jutt oli see, et tööandja tuleb teavitada, siin ei pea nüüd kindlasti töötaja otsima üles ettevõtte tippjuhti. On ta nüüd siis juhatuse liige või tegevdirektor, mis tiitlal on. Otsesed tööjuhid, mis tahes tiitliga meestevahetuse vanem või kes on. Temale teada on, et mul midagi juhtus. Ja nüüd, mis on selline õnnetuseelne teema, et ettevõttes kindlaks määrata, kuidas see info tööõnnetusest hakkab liikuma. Et kui nüüd õnnetus on juhtunud ja ühele töödejuhile on teada antud, et tema töötajaga juhtus õnnetus, mida tema edasi teeb, kellele ta teatab, milliseid toimingud ta peab tegema. Ma ei räägi siin praegu esmaabi andmisest, see on esmane tegevus, kõigepealt esmaabi. Aga ma mõtlen sellest infost, et ei ole pärast niimoodi, et töödejuht ütleb, jah, ta mulle ütles küll, aga jah, ütles kogu lugu. Töökeskkonna spetsialist õnnetusest ei tea. Jällegi raamatupidamine saab teada kusagilt andmebaasist, et näed töövõimetusleht tööõnnetuse tõttu. Et kui meister saab teada või töödejuht saab teada, kellele tema edastama peab. Ehk see info jõuaks selle inimeseni, kes hakkab uurimist läbi viima. Tema on see, kes otsustab, kuidas me edasi toimetame. Sest raskete õnnetuste osas on siin ära toodud määruses, kui pärast vaatame seda slaidi, et peab sündmuskoha säilitama. Aga ettevõtte siseselt on igati mõistlik, et ka kerge õnnetuse puhul sündmuskoht säiliks nii kaua, kuni see inimene, kes õnnetust uurib, sündmuskohale jõuab. Mõnel puhul on see tõesti raske, et üks näide oli keskus Tallinnas, spetsialist Tallinnas, allüksus Valgas. Vaguni pealt alla tulles, see oli vist selline lugu lausa, et see paljud on redelit on või tähendab põhimõtteliselt redel, mis oli ette nähtud vagunile ronimiseks, sellest katki. Aga tema lahendas siis niimoodi, et andis seal kohalikule töödejuhile konkreetsed ülesanded, tee siit pilti, tee sealt. Ja õnneks praegu nende piltide tegemine on meil ju selles mõttes lihtne, et pildistavad mobiilid on veel üldjuhul kõigil taskus. Teeme neid pilte hästi palju, me ei pea mõtlema selle peale, et äkki on liiga palju midagi, ei pea ilmutama hakkama neid paberi peale. Et võimalikult erinevatest kantidest, et oleks pärast võimalik näha, milline oli sündmuskoht pärast õnnetust. Kui seal on võimalik veel ära märkida, näiteks kuhu kannat oli kukkunud, kuhu mingi detail oli lennanud, see mingit moodi siduda ära sellise paiksete hoone osadega või saab kindlaks teha, kus ta siis tegelikult täpselt oli. Ja teine on siis ka see vahetustega või puhkepäevade töötamine. Ja kui ikkagi ettevõte töötab 24/7, töökeskkonna spetsialist töötab 8 tundi päevas, 5 päeva nädalas, mismoodi toimub info liikumine, mismoodi toimub uurimise alustamine siis, kui õnnetus toimub väljaspool tavapärast tööaega. Saemees, kes viskas ketas sael, töötades ühe osa palgist tagasi. Töötaja sai päris tõsiselt noor mees ja maksarevendi, päris tõsiselt viga. Töökeskkonna spetsialist sai asjast teada hommikul kell 8, kui tööle läks, helistas kohe mulle ka, et näe, raske tööõnnetus. Mul oli selline hommik, kus ma sain kohe kohale minna, et me olime kusagil 8:30 paiku mõlemad juba seal. Öise vahetuse meister oli siis sinna jäänud, püüab siis selgitada, mis seal toimus, mida tehti. Ja kui me hakkasime küsima, et aga kus see detail on, see tagasi lennanud materjal, seal kuskil seina ääres. Hakkab otsima, ei, paistab, kõik sinna prügikonteinerisse on ära viidud. Et tegelikult sellise õnnetuse puhul on nõusalt oluline, milline detail või milline materjali osas oli, mis tagasi lendas. See võib uurimisel väga oluline olla. See oli ära korjatud. Spetsialist öösel tööl ei olnud. Nemad tegid nagu tavaliselt, korjama kõik oma jäätmed ära. Mul on siin öeldud, et selline järkamissaed ja need klotsid olid verega koos, et see kuskil prügikastis ja kui tahad vaadata, mida otsi, äkki leiad nende hulgas üles. Et ütleme, taolise olukorda ei juhtuks.
See on nüüd selline asi, mis me oleme ettevõttes enne toimunud õnnetust tehtud. Me teame, kuidas info liigub, kes midagi teeb. Ja seesama, et töötajad teaksid ka kohest arstiabi mittevajavatest juhtumitest. Pärast ei ole sellist jagamist, et kas sul ikka juhtus tööl või juhtus ikkagi kodus. Ja on neid juhtumeid ka, kus tööandja teebki otsuse, et ma ei kvalifitseeri juhtunud tööõnnetuses, kuna sa kohe ei teatanud, pealtnägijaid ei olnud, jutt tuli alles 3 nädala pärast, mul ei ole võimalik asjaolusid selgitada, mis tõendaks, et tegemist oli tööõnnetus. Loomulikult kannatanu on õigus minna otsapidi kohtusse, ilma sa seal siis tõestad, keeruline. Ja pigem rääkida ka nendest õnnetustest, mis võib-olla ei vajagi arstiabi, las see siis olla teada, sest tegelikult siin on need ohuolukordade registreerimised, mis päris esituse lõpus tulevad. Parem ongi uurida neid õnnetusi, kus keegi viga pole saanud või õnnetusohtu siis või ohuolukord. Tööõnnetuste jagamine raskusastme järgi on meil selline, et on kerged, on rasked, on surmaga lõppenud. Surmaga lõppenutega on asi selge. Raskete puhul on selline kena määratlus, et mis põhjustas raske kehavigastuse või eluohtliku seisundi. Selle kohta on olemas küll Sotsiaalministeeriumi ja PERH-i koostöös valminud nimekiri, milliseid vigastusi loetakse raskeks tööõnnetuste kontekstis. See on tööeluportaalis kättesaadav, aga see on ennekõike oluline materjal või dokument arstidele, kes neid raskusastmeid määravad. Nemad saavad sellest lähtuda, sest see ei ole päris sama, nagu kasutab politsei. Nendel on ka mingid raske kehavigastuse saamine, need loetelud täpselt ei kattu. Ja natukene skeeme, mil moel siis käib teavitamine, kui toimub tööõnnetus. Siin on nüüd ajutise töövõimetuse põhjustanud kerge tööõnnetuse kohta. Just nimelt see ajutise töövõimetuse põhjustanud on selline formuleering, mis on kehtis aastast 19. 1. jaanuarist. Kui pöördutakse arsti poole, kes määrab ajutise töövõimetuse, siis arst teatab viivitamata Tööinspektsioonile, saadab teatise ja Tööinspektsioon teatab viivitamatult tööandjale. Ehk meie saadame sama teatise edasi tööandjale, et meil on tulnud teada, et teie töötajaga on midagi toimunud. Kunagi oli see, et arst saatis nii Tööinspektsioonile kui tööandjale, nüüd enam arstil tööandjale saatmise kohustust ei ole. Ja tööandja kohustus siis vormistada raport. 10+3 tähendab seda 10 tööpäeva aega uurida ja 3 tööpäeva aega saata. Ja siis on Tööinspektsioonis mõlemad nõutavad dokumendid olemas, arsti teatis ja tööandja raport. Saame märkida ära, et juhtum on lõpetatud. Kui on raske õnnetus, muud asjad on samad, arsti inspektsioonile, inspektsioon tööandjale. Aga siin on nüüd lisaks, et nähtavad raske vigastuse korral peab tööandja teavitama Tööinspektsiooni viivitamata telefoni teel. Ja see nähtavad raskete vigastuse loetelu tuleb järgmises slaidiks. Ja esimesel võimalusel kirjalikult, et kui on raske vigastus, siis telefoni teel meil siin juhtus ja kui ükskord on võimalus, siis ka meili teel. Ja siis Tööinspektsioon saab hakata juba otsustama, kas lähevad kohale või mitte. Ja kui on nüüd surmaga lõppenud tööõnnetus, siis on samad asjad, mis raske õnnetuse puhul, aga tööandjal kohustus teavitada ka politseid viivitamata telefoni teel. Surmaga lõppenud õnnetuste puhul on ka politsei kaasatud. Raskete puhul sõltub vist ennekõike sellest, et milline info tuleb politseile meditsiiniasutusest, et mõnikord on politsei kohe kohal raskete puhul. Siin on nüüd see loetelu nähtavalt raskest vigastusest. Näiteks lahtine luumurd, ulatuslikud haavad, jäsemete sõrmede või varvaste amputatsioon või muud sellist. Amputatsioonist saab igaüks aru, kui on amputatsioon. Lahtisest luumurrust, ma usun, kui te kutsuti kiirabi kohale, siis kiirabi oskab ka seda kohe ära öelda, et tegemist on lahtise luumurruga. Et nende tunnuste järgi saab siis selgeks, et jah, tuleb koheselt Tööinspektsiooni teavitada.
Ja siin on loetelu, millised andmed tuleb teada anda. See loetelu pärineb tööõnnetuste uurimise registreerimise korrast valitsuse määrus. Kumb viivitamata? Õnnetused, helistamine on viivitamata. Raport on igal juhul 10 tööpäeva uurida, 3 tööpäeva saata. Raport ei ole viivitamata. Jah, kui on nüüd see tunnus, mis siin kirjas on nähtavad raske vigastus, mille natukene lahti selgitamismääruses on, lahtised luupurud, amputatsioonid, suured haavad olid, mis see sõna seal veel läks. Sel juhul tuleb helistada kohe. Mis selle juhul saab? Et tööandja helistab, aga hiljem selgub, et tegemist ei olnud raske tööandja. Et kas siis ei jää nagu Tähendab, ma olen tööandjatele öelnud, et kui te ei ole veendunud, et tegemist on kerge õnnetusega, teatud igaks juhuks ära, ei saa pärast mitte keegi teile ette heita, et teil on täitmata nõue raskes õnnetusest teatamisest. Kui see info jõuab Tööinspektsiooni, siis meie uurimisega tegelevad kolleegid vaatavad, mis olukorras, mis toimus, võivad täpsustada midagi veel üle ja siis sõltuvad sellest, kas nad tulevad kohale või ei. Ja nagu juhtubki, et pärast oli kerge tööõnnetus, aga olukord oli selline, mis tegelikult uurimist on väär. No, miks mitte, siis võib inspektor ka seda õnnetust uurida. Sest inspektoril ei ole piiri, et kas on raske või kerge, et kerget uurida ei tohiks, tohib küll. Saime selle teema selgemaks. Ja need andmed siis esimese võimaluse kirjalikud, kui esimene oli telefoni teed. Ja muudatus, mis selle aasta märtsis kehtib, et kui teenusosutajaga on juhtunud tööõnnetus olukorras, kus ta töötab töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, teeb kõik tööõnnetusega seotud toiminguid tööd korraldav isik või tema puudumise korral tööandja. Nii et see, kelle juures ta seal tööd teeb, peab teenusosutajaga toimunud tööõnnetust uurima. Ehk siin on teenusosutaja just nimelt teenuse osutamise lepingu alusel töötav isik. Siin on segadust tekitanud, ütleme ehituses näiteks, et võetakse alltöövõtja, ta osutab meile elektritöid. Ta on teenusosutaja. Ei ole. Kui see leping on teise juriidilise isikuna, siis ei loeta neid töötajaid teenusosutajateks seal peatöövõtja juures. Need on alltöövõtja töötajad. Aga kui nüüd on peatöövõtja sõlminud ise kellegagi käsunduslepingu, võlaõigusliku lepingu ja temaga toimunud õnnetus peab uurima, kui ta töötas koos teise tööandja töötajatega. Et siin on nüüd see kitsendus ka veel töötervishoiu seaduses, et see koos töötamise teema. Aga see on muudatus nüüd 1. märtsist. Tööandja peab uurima kõiki tööõnnetusi, ka need, mille raskusaste on kerge ja ajutist töövõimetust ei määratud. Aga sel juhul on tööandjal õigus otsustada, millises mahus ta uurib. Et me vaatame pärast neid uurimise toiminguid, et mida peab tegema uurimise käigus. Siis sellise kerge tööõnnetuse puhul, millele töövõimetust ei järgne, ta saab ise otsustada, mida ma nendest teen, mida ma tegemata jätan. Ehk tegelikult, kui ta suudab välja selgitada tööõnnetuse põhjuseid ja asjaolud vähemate toimingutega, siis seda võib teha. Kas te raporti koostate või mitte, on teie enda otsustada sellise juhtumi puhul. Aga õige mitmed tööandjad siiski koostavad. Nad ütlevad, meil on parem. Meil on siis ühtemoodi vormistatud need õnnetusjuhtumid. Me ei hakka selekteerima, et need, mis töövõimetust kaasa ei toonud, need võisid olla hoopis sellised, et seekord läks hästi, ei toonud. Ja kui me neid jätame nüüd mingit muu vormistusega, me ei saa, kus me need põhjused välja toome, võib-olla kas need meetmed, mida teha, enam ei juhtu. Nad leiavad, et me teeme raporti ka. Meil on ju suuremad ettevõtted, kus on selle raporti tegemine juba suhteliselt rahvaretne, et aastas mõni õnnetus ikka juhtub. Me teeme raportina enda puhul, kus ajutist töövõimetust ei määratud. Vaba valik. Võite teha, ei pea tegema.
Ja uurimises osaleb ka töökeskkonna volinik. Ja kui ettevõttes on volinik olemas, siis tema osaleb ka uurimises. Voliniku puudumisel muu töötajate esindaja, siin on mõeldud sellised usaldusisikuid. Üldiselt nii kui volinikku ei ole, see päeval, et usaldusisikutki on, aga võib juhtuda või juhtub näiteks nii, et volinik on puhkusel, aga usaldusisik on tööl. Ja see voliniku kaasamine on tegelikult igati asja eest. Tuleb natukene sellist teist vaadet, et töötajate vaatevinklist, mis toimus, miks toimus. Töödejuhtide pool on võib-olla see nägemus natukene teine ja volinik oskab ka võib-olla paremini siis selgitada seda, miks töötaja nii käitus, nagu ta käitus. Et meil on küllaki palju neid raporteid, kus on põhjuseks pandud see, et töötaja hooletus. Miks ta hooletu oli? Kodus muremajas või oli hoopis siin, et töö juures oli mingi jama, ta ei saanudki korralikult teha, ei olnudki korralikku töövahendit, ta pidigi tegema sellise natukene teistmoodi, mis iganes. See negatiivne näide, mis mul on, uurisin ettevõttes ühte rasket tööõnnetust, tööandja oli raporti juba ära vormistanud ja vaatan, raport all on voliniku allkiri. Kuna see raporti sisu tundus selline mitte kõige objektiivsem, otsisin selle voliniku üles ja küsisin, et räägime natuke sellest õnnetusest, et näed, raport on siin ja sinu allkiri all ja mina tean sellest õnnetusest mitte midagi, mina töötan siin liini peal, mina ei saa mitte kuhugi kõrvale minna, korra tööandja tuli siia ja ütles, et pane siia allkiri alla, ma kirjutasin alla kogu lugu, ma mitte midagi rohkem ei tea, mul ei ole midagi muud öelda. Tähendab, see ei ole normaalne voliniku kaasamine. Jah, voliniku allkiri on all, aga kui sa tahad voliniku käest küsida, mis teema oli, mis toimus, ma ei tea mitte midagi. Ja uurimist tuleb alustada viivitamata pärast õnnetuse toimumist. Ja millegipärast on üha rohkem tulnud meile küsimusi, et aga ma ei saa uurimist alustada, mul ei ole arsti teatist. Jah, ma tean, et mul tööõnnetus toimus, aga arst ei ole teatis saatnud. Vaatan siis, kas Tööinspektsioon on saanud. Äkki on küsimus saatmises, äkki pole korrektselt meiliaadressid. Mõnikord juhtub ka seda, et Tööinspektsioon on saatnud äriregistris oleval meiliaadressil ja siis tööandja ütleb, sellelt, tead, see ei tööta või 3 aastat. Seda ei vaata keegi, annab siis uue aadressi, saab siis kätte, eks. Aga see ei takista tegelikult tööandjal mitte üks rahas õnnetuse uurimist alustada. Selle arsti teatise peate põhimõtteliselt saata ükskord teada raskusastme, aga uurimise käigus, kui me jätame selle teavitamise osa vahele, ei ole mitte midagi erinevat. On kerge, on raske. Ja samas ütleb, jah, me teame, et õnnetus toimus, aga arsti teatist ei ole, sellepärast me ei alusta. Ja kindlasti ka see, et mida varem uurimist alustada, seda lihtsam on tegelike asjaolude põhjusteni jõuda. Mida hiljemaks seda jätta, siis kiputakse juba rääkima seda, kuidas oleks pidanud olema. Mitte seda, kuidas tegelikult oli. Siis igaüks püüab nii-öelda näidata ennast pisku paremas valguses, ennast distantseerida ja siis uurida on palju raskem. Minu jaoks üks hea näide oli, üks töötaja kukkus alla umbes 2 meetri kõrguselt betoonparandale. Puusalu. Ei, tal ei olnud puusalu murd. Ta kukkus küll alla, jah, aga tal oli siin mingi seebronigastus. Ja see oli sama nüüd, et tööandja helistas kohe. Ma läksin ka kohe nii, et kui mina jõudsin sinna töökoja ette, siis kiirelt sõitis ära. Ja rääkisin nende töömeestega seal ja see oli juttu, näed, sõitsisin tõstuktiga. Seal oli olukord selline, et kütteks kasutati neid 1 kuupmeetriseid kütusemahuteid, plastikmahuteid. Ja see hakkas tühjaks saama. Ja nüüd siis üks töötaja ronis sinna üles selle mahuti peale, aga see peab ka kõrgel olema, kütus alla voolab. Sinna, kus sooja hakkab tegema. Tema ronis sinna üles ja siis tõstukijuht tõstis kahvlitel oleva teise mahuti ülesse, et hakatakse nüüd sellest tõstuki peal olevast mahutist ümber pumpama sellesse mahutisse, mis seal paikne oli. Ja sel ajal, kui nüüd see töötaja oli seal üleval, seal mingi platvormi peal,
Tõstuk sõitis liiga palju edasi ja siin seina peal jooksis selline mingi küttetoru seinast eemal kusagil sellel kõrgusel ja ta surus selle töötaja siia vastu ja vot siit tuli see selgroo vigastus. Ja siis pärast seda kukkus muidugi alla ka. Ja kui ma see õhtu seal olin, siis tõstukil ütleb, et jalg libises. Talvine aeg tuli väljast, lumi jala all, istusin tõstukisse ja jalg libises ja seetõttu sidu tuli vist äkitsi lahti, sõitis liiga palju edasi või mis ta seal täpsemalt oli. Aga kuna see juhtus napilt enne kella 5, napilt enne tööpäeva lõppu ja teine oli ka see, et me ei teadnud vigastuse tõsidust, kui tõsine vigastus üldse on, siis ma sel korral sel õhtul mingid muid toiminguid ei teinud. Ja siis, kui ma läksin päev või 2 hiljem sinna nüüd uurima, arstiteates tuli raske õnnetus, siis räägitakse mulle seda lugu, et see töötaja läks täitsa oma algatuslikult üles selle platvormi peale vaatama, palju seda kütteõli seal selles mahutis on, kas on vaja juurde pumbata. Kui ma seisan seal all ja vaatan mahutisse, plastmahuti, sealt on ju näha, palju seal on, miks see palju üles minema. Ja siis kõik muudkui räägivad, et ei, mingit tõstmist ei olnud, midagi ei toimunud, lihtsalt läks üles ja näed, õnnetu juhus kukkus alla. Ja kuna mu see esimese päeva käimine oli meeles ja see väljend gaas nulssa, jalg libises, süda jäänud rahul, mis toimub. Ja lõpuks me ikkagi suutsin nad sinnamaani viia, nad hakkasid rääkima seda, mis tegelikult oli. Ja põhjuseks, miks teistmoodi räägiti, me ei tahtnud tööandjale halba. Tööandja ise väidab küll, et mina neid mõjutanud ei ole, ju nad ise seal koos toimetasid, sest tööandjad juures ei olnud, kui õnnetus juhtus, said ise aru, et tegid midagi pahasti. Nemad väidavad, et me tahtsime tööandjat kaitsta ja tööandja midagi paha ei tuleks. Ja poleks me esimene õhtu seal kohal käinud, siis ma arvan, see oleks jäänud niimoodi, et mees läks üles ja lihtsalt kaotas tasakaalu, kukkus alla ja kannatun ise seal juures, räägib sama juttu. Ja see on nüüd teada, et tööõnnetus planeeritav ei ole. Me ei tea, kuna juhtub, kas üldse juhtub, aga sellised mingid abivahendid uurimiseks, et kui meil on ikkagi mingisugune paikne töökoht, kas näiteks mõõdulint, mõõte ära, mis kus oli. Ja mõtlen selle pildistamisega nüüd õnneks asi lihtsam ei ole see, peame kusagil fotoaparaadi otsima, pilti saame teha. Ka näiteks seletuskirjade vormid, et need ettevõtted, kus paraku ikkagi aastas mõned korrad õnnetused juhtuvad, ma leian küll, et sellised mingid seletuskirja vormid koos abiküsimustega. Et oleks koheselt töötajale kätte anda. Ma ikkagi eeldan seda, et mida varem neid seletusi on võetud, seda tõesema info te saate. Ja tavaliselt, kes õnnetust uurib, on töökeskkonna spetsialist. Kas ta siis on muudest töödest vabastatud või on ta oma põhitöö kõrval seda tööd tegev, ei ole vahet. Voliniku teemast rääkisime ja seadus ütleb ka seda, et kui tööandjal puuduvad vajalikud teadmised, peab ta uurimisse kaasama pädeva eksperdi. Eksperdi kaasamist ma tean ühel juhul, aga sel korral, mis tegelikult kaasas ilmselt politsei, mitte tööandja. Puiduettevõttes toimus plahvatus. Ja ei saadud aru, miks plahvatus toimus. Ja siis kaasati Päästeameti ekspert ja saadi aru, et päikese ühes kindlas asendis läbi väikese aknaklaasi koondus valgus põrandal ühte punkti, kuhu oli maha valgunud ja kuivanud mingisugune vaik. Ja selle soojuse mõjud hakkasid aurud eralduma. Ja siit mingis elektrisaadmes toimus plahvatus. Õnneks toimus niimoodi, et see ruumis äkki kedagi sees ei olnud. Ainukene, kes seal viga sai, keegi oli hakanud sel hetkel minema. Tahtis ust lahti teha, aga uks tuli ise lahti. Sai pihta. Plahvatusega lõi ukse lahti. Aga ta ei saanud hullusti viga. Kui ma läksin, siis öeldigi, et keegi üldse viga ei saanud, pärast tuldi ütlema, kuule, näe, see mees ei ole täna tööl, et ta läks arsti juurde. Mingisuguse matsu sai, aga hästi kergelt. Ja kindlasti on mõistlik kaasata ka see otsene tööde juht, kes seal tööd korraldab. Tema peaks teadma kõige paremini, mida seal tehakse, kuidas seal tehakse. Ja kui on toimunud mingi masina või seadme kasutamisel, siis ka kindlasti see masina tööd tundev spetsialist, kes saab aru, kuidas masin toimib, mis võis olla, miks masin käitus niimoodi.
miks masin hakkas ise tööle, kui töötaja võttis sinna kinni jäänud detaili ära. Mingi puidukonveier, puidujupp jäi vahele kinni. Töötaja ütleb, et ma lülitasin seadme enne välja, kui ma läksin seda tükki ära võtma. Võtsin tüki välja ja masin hakkas käima, käsi jäi vahele. Keegi oskab välja pakkuda, mis jama oli? Ta vajutas masina kinni sellest nupust, mis on tavaline seiskamislüliti. Ja tavaline seiskamislüliti on selline, mis laseb teha töötsükli lõpuni. Ta oleks pidanud vajutama kinni hädaseiskamisseadisest. Hädaseiskamisseadis teeb seda, et masin ei liiguta ennast rohkem üldse. Ehk puhtalt selline vale nupu kasutamine. Ja vot seal peab olema keegi, kes seda masinat tunneb, mis oli, miks masin tööle hakkas. Ja nüüd need tegevused, mida siis õnnetuse uurimisel määrus ette näeb. See sinise tekstiga, mis nüüd järgmise slaididel läbi käib, on määruse tekst. Et kas see õnnetusjuhtum oli põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga? Kui me vaatasime ennem tööõnnetuse mõistet töötervise ja tööohutuse seadusest, siis seal oli öeldud, et ei loeta küll nendel juhtumitel toimunud, kui ei ole põhjuslikku seost töö või töökeskkonnaga. Ehk see tervisehäire teema, töötaja tegutses isiklikes huvides. Mul on olnud ükskord selline juhtum, et ma hakkasin uurima rasket tööõnnetust, tööandja saatis teate, tööandja saatis ka juba raporti, meil toimus raske tööõnnetus. Ja selle uurimise tulemusel vormistasime akti, kus ma panin kirja, et ma ei loe seda tööõnnetuseks ja palun tööandja raport tühistada. Olukord oli selline, puidufirma, veinevahetus ja puidufirma lubas selle mingisuguseid praakdetaile töötajatele endale võtta ja neid seal kohapeal töödelda. Ühises vahetuses kusagil kella 1 ajal paus. Teised töötajad läksid pausile, aga see töötaja, kes viga sai, võttis sealt mingi detaili, mis ta võis võtta oma köögikapi jaoks midagi tegema ja läks tegema hoopis sellise tööpingi peale, kus ta üldse tööd tegema ei pidanud. Aga selle köögikapi tegemiseks oli hea selle pingi peal teha. Ma kasutan selle aja ära, kui teised on pausil. Ma saan nii kaua oma lõike tehtud. Selle kohta ma ütlesin küll, et töötaja tegutses isiklikus huvides. See ei ole tööõnnetus. Ja teel kodult tööle ja töölt koju. See on nüüd siin uuesti korratud, et kus ta siis tegelikult toimus, kas on tööõnnetus või mitte. Nüüd on see õnnetuskohast tõendid. Tegelikult jah, olgem ausalt selle järjestusega äkki, kui ma peaks ise uurima, ma arvan, ma hakkan tegelikult tõendite kogumisega. Mitte hakkama esimese hooga kohe, et neid seoseid taga ajama. Et tõendid saada kätte ja tõendite kogumise käigus ma võingi saada teada, et ta oli hoopis koduteel. Kus ma muidu tean? Aga las see järjekord siis olla. Sündmuskoha vaatlus, fotod, skeemid ja hinnata töökoha ja kasutatud töövahendite vastavust töötervise ja tööohutusnõuetele. Et väga vähedes uurimiskokkuvõtetes või uurimismaterjalides, mis on tööandjate poolt tehtud, leiame ka selle tõdemust, kas töövahend või töökoht vastas töötervise ja tööohutuse nõuetele. Seda hinnangut seal ei ole antud. Ja siin on jällegi sündmuskohta vaadelda vahetult pärast õnnetuse toimumist, mida varem, seda varem. Ja näiteks kas või sellised asjad, milline valgustatus, milline müratugevus, välitingimustes, milline ilm, oli kuiv, oli märg, neid nüansse võis päris palju olla. Need on asjad, mida pigem teha alul rohkem, sest hiljem neid enam teha ei saa. Siin on tehtud küll seda tempo, kusagilt ilmateenistuses küsitud mingi, ma ei tea, tuule tugevusi ja et seal kandis kui palju oli. Jah, mingis mõttes annab juurde, et ega ühelgi tööandjal ei ole endal aparaati, millega tuule tugevust mõõta. Ja nüüd raske või surmaga lõppenu puhul on siis tööandjal kohustus säilitada õnnetuskoht ja selle juurde kuuluvad töövahendid puutumatuna seni, kuni töö jätkamist lubab kas tööinspektor või politsei.
et ennem midagi seal muuta ei tohi. Surmaga lõppenute puhul tuleb kindlasti keegi kohale. Keegi, ma mõtlen praegu politsei või tööinspektor. Raskete puhul, kui ei tule, antakse tööandjale teada, et meie seda õnnetust uurima ei hakka, võite muuta. Ja siis on ka veel see, et kui on mingi õnnetusoht, et pool seina vajus alla või pool lage vajus alla. Ja kui me nüüd siin toimetama hakkame, siis võib teine pool veel vajuda. Siis võiks midagi muuta, et kas siis seda toestada või lasta teda rahumeeli veel alla kukkuda, mis iganes. Siin peab vaatama hindama neid ohtusid. Liikumisteedele tähelepanu, enne me rääkisime, et iga 5. tööõnnetus on toimunud liikumisel, libisemine, kukkumine. Kui on töövahendi kasutamine, siis milline materjal, mida töödeldi, seal me saame pärast võrrelda, kas töödeldi seda materjali, mida selle tinglikult see tohtis teha või mitte. Millised olid juhtimisseadiste asendid, seesama hädaseiskamisseadis või lihtsalt seiskamisnupp, mis oli sisse lülitatud, mis ei olnud. Ja kui töövahendil on mingid vigastused, siis kindlasti neid fikseerida. Mis nüüd lahti on, kas oligi nii, et töövahend ise andis järgi, juhtus sellega midagi ja töötaja juhtus olema pahas kohas või. Ja ka siis kannatanu asukoht, kus kannatanu sel hetkel oli. Kui on mingid eemale paiskunud esemed, ma rääkisin seda saeveskis see tagasi visanud materjali osa, ta oleks pidanud jääma sinna, kus ta oli, mitte see, et me tõstsime seina äärde, oi, prügivasti läks. Ja kui on siis ka mingisugused verejäljed näiteks. Siin on üldse nüüd pildistamise kohta nüüd uuesti, mis ma rääkisin, võimalikult eri suundades. Lasin pilti tulla rohkem, väga lihtne kustutada, aga pärast neid teha ei saa. Ja selle tulemuseks siis vaatlusprotokoll. Vaatlesime, seal nägime seda 2/3. No siin on nüüd üks töövahendi selline vastavuse teema. Pärineb tööõnnetuse toimumise kohast. Siin on nüüd küll seda töövahendit ses mõttes muudetud, et need masina detailid, mis seal kastide peal, need oli õnnetuse hetkel muidugi seal masinas sees, aga põhimõtteliselt kõik, mis masina küljes oli, on praegu näha. Et tegemist on sellise väga suure hakklihamasinaga, kui kodus on see väike vändaga laua peal, te kujutate ette, kuidas hakklihamasin töötab, siis siin käib lugu niimoodi, sealt ülevalt tõstetakse liha koosse. Ja nüüd tuleb siit paremal pool asuvast torust välja. Ja näete, siin on nüüd see tigu ja seal on need erinevad lõiked ja erinevad sõelad. Töötajasime kättpidi vahel. Resumee oli see, et töövahend vastas töötervise tööohutuse nõuetele. Töötaja ise oli hooletu, torkas näpud sisse. Ma ei jäänud rahule sellega, et kas siis tõesti hakkasin otsima selle sama mudeli kohta interneti avarustest infot ja mida ma seal näen. Samasugune seade, milline peaks olema. Et nüüd tekib mul see küsimus, kus on see kate, mis selle hakkliha kohal on. Ei ole ju. Ja kui see kate oleks sees, siis ma ei saa kuidagi näppe sinna püsta. Et kuidas me siis saame öelda, et see vastas töötervise tööohutuse nõuetele. Ja siin on ka nüüd see teema, et meil on töövahendid kasutamise töötervise tööohutuse nõuded, selline määrus. Seal on üks väga selline üldine punkt, töövahendi ohtlikult liikuva osaga kokkupuute vältimiseks olema paigaldatud kaitsepiirded. Mõte on jumala õige. Aga nüüd me võime targutada ohtlikult liikuv, milline kaitsepiir ja nii edasi. Ehk sellepärast ongi tegelikult hea vaadata kasutusjuhendit, ehk mida valmistaja ise ütleb. Ja mõtlen, et see internet on selles mõttes väga suur abimees. Sealt me leiame küllaltki palju materjali. Õige paljud tootjad panevad ka oma seadmete kasutusjuhendid juba üles, kus on täpselt näha, milline see seade peab olema. Ja siis ei ole ka tavaliselt ettevõtetel enam nagu vastulauseid, et oi jah, meil pole kunagi olnud midagi sellist. Kunagi
uurisin õnnetust, mis toimus stantsimispressil. Selline, mis, pane detaili alla, suure hooga lööb töötaja sormepidi vahele. Ja siis räägin seal ka, et see on ka tähendab ohtlik liikumine, töötaja võimalik kokkupuude, võimalikult sõrm vahele jätta. Nende pinkidel pole, need oli kunagi need nõukogude 63 tonnise pressid, nende pinkidel on mitte kunagi mitte mingit kaitset peal olnud. Nende peainsener rääkis, et tema on 35 aastat insenerina töötanud, tema on neid pinke näinud väga erinevaid ja mida ta üldse räägib, mingid katted peal pole olnud, meil ei ole, mitte kusagil ei ole. No ja jube raske on ka öelda, et sinul peab olema või vaata määrus räägib nii, kui seadme pole varem olnud. Aga ma olin käinud natukene enne seda kontrollimas ühte ettevõtet, mis oli samasugune press 63 tonnine ja küsisin sealt ettevõttest, et kas teil on selle pressi valmistaja kasutusjuhend oli. Kui ma selles õnnetuse ettevõttes küsisin, muidugi ei ole, mitte midagi ei ole. Sain sealt teisest selle pildi ja siis nägin täpselt ära, milline kate peaks seal ees olema. Ja siis, kui ma näitasin sellele 35 aastat insenerina töötanud, ütles, et ma tean, need peavad olema. Aga ainukene, kus ma neid näinud olen, olid siis, kui ma kunagi noorena töötasin Siberis, kuhu tulid täitsa uued seadmed. Need olid kõik ees. Aga tal ees liigub selline pleksiklaas ja need metalli töötamisel õliga pritsib ära, need ei paista enam eriti hästi läbi. Ja siis ei vahetata mitte pleksiklaasi, vaid koristatakse kogu see monstrum sealt eest ära. Aga eelmine jutt oli hea, et mis sa jutustab, mitte kunagi pole olnud, mida sa veel tahad. Et siit interneti abil, see näide oli olnud internetist, aga põhimõtteliselt leiab ka küllalt palju selliseid abivahendeid või abimaterjali, milline tegelikult peaks olema. Seletuste võtmine. Et kindlasti kannatanult, kui vahetult pärast õnnetust ei saa, siis esimesel võimalusel. Siin võib-olla läheb nüüd asi natukene selles mõttes delikaatsemaks, et kas töötaja nõus ettevõtte poolse tööõnnetuse uurimisel koju laskma. Ma olen küll ise käinud kannatanute juures kodus seletusi võtmas, aga need on loomulikult kõik kokkuleppel kannatanuga. Et vähemalt pakkuda töötajale see võimalus, et näe, sinuga toimus õnnetus, oled praegu kodus, liikuma ei pääse. Et oled sa nõus, et meie töötajaskonna spetsialist tuleb sinu juurde koju, räägite sellest, teete seletuse, et ei pea ootama seda, et kuna ükskord tuleb tööle, küll me siis teeme. Kui töötaja ikkagi keeldub, raiub jumal seda, et ükskord, kui tulen tööle, olen praegu ajutusel töövõimetu, ma tööasjadega ei toimeta. Aga oli kannatanud, ma arvan, seda meilt ei ole. Nende huvi on ka saada selgus, mis siis on, mis tulemus. Kui ta räägib ja telefoni teel on nüüd, ei oska isegi öelda, et mul on see viga, et ma ei tegele viimasel ajal uurimisega. Ma ei kujuta ette, mil moel see läheb uurimismaterjaliks. Salvestan kõne. Ja teine on kindlasti ka see, et näiteks kui ma läksin kannatanu juurde koju, mul olid eelnevalt juba läpakas õnnetuskohas tehtud pildid. Näed, siin on nüüd paistab nii, kas see oli niimoodi, mida sa siin tegid. Ja kui sul see pilt on ees, sul on palju parem temaga saada aru, millest me räägime. Sest kui me räägime nüüd Tööinspektsiooni uurijatest, me oleme sellised universaalid. Me uurime õnnetusi kaubanduses, metallis, ehituses, põllumajanduses, absoluutselt igal pool. Ja nüüd, et me oskaks rääkida kõigi nende õigete terminitega, mida kasutatakse seal mingi spetsiifilise pingi juures. Ja nüüd loota seal telefonis rääkija saab täpselt samamoodi samadest asjadest aru. Jah, me midagi saame. Mina kasutan näiteks seda praktikat, et ma helistan kohe kannatanule ja mitte sellepärast, et mingid tõendid selle kohta saada, see, et ta annab mulle suuliselt kohe vahetada õnnetust teada, mis juhtus. Ja kui ta jõuab sellegi, et selle seletuskirja kirjutab, siis ta tegelikult ei saa hakata sinna mingit valet rääkima, sest tegelikult on selle üks... Ja, et siis saab nagu öelda, aga kuule, esimene kord, kui me rääkisime, sa rääkisid niimoodi. Et see on iseenesest hea, et see kõne on ära. Mul või nagu teine mõte hoopis, et te saate natukene taustainfot, mida võib-olla seal sündmuskohal veel vaadata, ehk millele viitab töötaja. Ma lähen vaatan ka selle üle. Mida äkki otsene tootmisjuht ei taha mitte üks rahas näidata. Ja, ma arvan, et see on hea. Ja ta ei pruugi jääda isegi mingisuguse uurimisdokumendina sinna juurde esimene kõne.
Aga see, nagu te ütlesite, et ta pärast, kui ma ükskord seletuse võtan, no siis ta ikka nagu saab aru, et kuule, ma rääkisin juba niimoodi, kuidas ma enda meelt muutma hakkan. Aga teine on ka võib-olla see, et uurija saab sealt mingit infot, et mida ma seda sündmust veel vaatama peaks või mida ma peaks teiste käest küsima. Miks mitte? Tähendab, seletus tuleb võtta kõigilt töötajatelt, töökeskkonna spetsialist on töötaja. Ma vaatasin, kusagil on see määratlus, et kellel on mingit infot toimuna kohta. Kellel on andmeid õnnetusega seonduvalt olulise asjaolude kohta. Ülemine rida määrust F-kohe. Jah, miks mitte. Ja muidugi ka seda siis, et kui tegelikult ettevõttes oli kord määratud, kuidas teavitamine peab käima, miks sa ei teavitanud nii nagu pidi. Ehk kuhu info ei toppama, aga see küll ei teata helistada, sa rääkis mulle seda helistas sel ajal. Kas või see sel ajal helistamine on ju hea, et ettevõttesse jõudis info tegelikult juba sel ajal, ehk jah, see õnnetus võiski toimuda töö juures siis. Ja nendel teistel töötajatel ka, jah, kes siis olid lähedal või kuulsid või paar näidet. Töötaja kukkus alla selliselt umbes 3 meetri kõrguse katuselt, sai jalale viga, mis ta teha sai, toistas ennast mööda maad, seal ukse ees oli 2 trepiastet, sinna trepi peale istuma, nii oli jalal kuidagi parem olla ja ta istus seal niimoodi 5 minutit, ei olnud mobiiltelefoni ja siis, kui ükskord tuli üks kaastöötaja territooriumi sealt mööda, võikas temale, kuule, kui juhtus õnnetus, kutsu mulle abi. Ka tema seletas. Tema on see, kes fikseerib ära, et sel hetkel see mees seal rääkis mulle seda. Ehkki ta õnnetust ei näinud. Õnnetuse nägi ja töötaja kukkus puidukuivati ehitisel, nagu see puidukuivatise ülemine see vahekorrus on, see on mingi 4-5 meetrit, kukkus ja ta kukkus nii õnnetult, et seal ääres on need tuulesuunajad ja need on ketiga. Ta jalg jäi keti taha kinni. Ta hakkas kõigepealt seal ääre peal ennast upitama, tulevalt luuke teha, ehitamise aeg oli veel. Kukkus ja jalgu pidi keti taha kinni, mis tähendas seda, et mees hakkas allapoole tulema pea ees. Jalg takerdus. Aga nüüd kaastöötaja, kes seal all oli, kirjutab seletuses, et ma kuulsin mingit ketikolinat. Pöörasin ümber ja näen, kuidas kolleeg tuleb ülevalt alla pea ees. Ja tuligi kolksti vastu betoon, umbes 70 sentimeetri läbimõõduga vereloik ja sinna see mees jäi. Tema on ka selles mõttes pealt nägija. Ta nägi, kuidas mees kukkus. Nüüd tuleb sellist juttu veel kirjalikult ka, millest juba rääkisin, et mida varem, seda varem muidu kirjutatakse, kuidas oleks võinud olla. Ja ka see, et õnnetuskoha seletust võtta, et siis saab juba viidata konkreetsetele kohtadele, et umbes midagi taolist, nagu ma ütlesin, et ma käisin kodus kannatanud, et võtmas mul oli mingi pilt ees, me ei saanud temaga sündmuskohale minna. Aga saad näidata kohe näpuga konkreetselt ära, et siin, seal, olin siin, tegin seda. Siin on ühed näited sellistest raske tööõnnetus. Tööandja võetud seletuskirjadest. 4 erinevat seletuskirja tuleb. Kella 4 paiku järkasin bussi, siis kuulsin mingit laksu, vaatasin Robi poole, Robi on sinna pandud see nimi lihtsalt sisse. Ja nägin, et tal polnud 4 näppu, kogu seletuskirja. Robil õnnetus, kuulsin, et käis üks telelaks, siis nägin, et mis oli juhtunud. Mida te selle seletuskirjast välja loete? Ja see on nüüd see, et kui on mingid küsimuslikud, mida te töötajalt teada tahate? Kolmas kolleeg, käisin riietusruumis kindaid vahetamas,
kui tulin tagasi, siis Robbie näitas mulle, mis juhtus. Mida siit teada saab? Mida kas pani käe uuesti või? Et ta polnud 4 näppu. Ja lõpuks Robbie ise. See juhtus kella 4 paiku, hakkasin saepuru toru ees pinnatükki ära võtma, töötavad ette ajad. Keda saaras kindlas ja tõmbas käe kaasa. Kogu seletuskiri. Seal nagu midagi veel on. Et see on selline halb näide, et sellest on kindlasti vähe, et selle on ajanud mingit korralikku uurimist teha. Miks ta läks hindaga? Miks ta seisma ei jätnud? Mis iganes seal veel juurde tuleb. Dokumentide teema. Et tutvuda erinevate dokumentidega, mis on seotud selle tööõnnetusega. Riskianalüüs. Alumine rida on, et sealt saati küsimuse vastused raporti küsimusele, kas riskianalüüsis on arvestatud tööõnnetusega seotud riskid. Ja peab märkima linnukesega, kas riskianalüüs on olemas, on esimene küsimus, kas tööõnnetusega seotud riskid olid arvestatud ja vaid. Et vaatate oma riskianalüüsi ja kui ei olnud, siis saab täiendada. Ohutusjuhendid, mida reegleb meie ohutusjuhendid selle töö tegemise kohta. Kas oli mingi selge nõue, mida töötaja ei järginud ja seetõttu juhtus õnnetus või meil on tegelikult ohutusjuhend selline, kus ei olegi korralikult lahti selgitatud, kuidas seda tööd teha, mismoodi teha, äkki tuleb juhendit täiendada. Samamoodi juhendamist väljaõpet, kes tegi, kuna tegi. Eks siin on küll praegu see, et juhendamiste väljaõpet tõendavate dokumentidega tutvumine, aga ma soovitan kindlasti ka kas või seletuse võtmisel. Las töötaja kirjeldab, kuidas seda juhendati, kuidas seda välja õpetati. Mismoodi see toimus? Räägin teile ühest õnnetusest, mis toimus 2 tundi pärast töötaja esimese tööpäeva algust. Raske tööõnnetus. Töötaja läks siis tööle, metallitöötlemise ettevõte. Esimene tund aega läks ta personalijuhi juurde, personaliosakonnas. Vormistati tööle, anti töötõend, seal on siin uksekaart, millega sisse saada. Tund aega läks seal ära. Siis saadeti ta alla meistri juurde. Meister rääkis temaga mingisugune umbes 15 minutit, sellist üldist juttu siin meie töökorraldusest. Ja siis ütles, et näed, et mine nüüd, ma ei tea, kas mine selle kogenud töötaja juurde, kutsus kogenud töötaja sinna, et vaat näed, lähete koos selle pingi peale tööle, hakkate seda tööd tegema. Sina kui juhendaja. Seal oli ikkagi, ta läks meistri juurde veerand tundi. Või oli pool tundi äkki kokku. Meister juhendas. Kaardi peal oli kõik täpselt kirjas. Neid juhendid oli mingi 70 lehekülge, ma ei tea, umbes 7-10 juhendit. Töötaja allkirjad all, töötaja on juhendatud. Ja siis, kui oli see juhendamine läbi, selle kogenud töötajaga tööle, justkui aeg nagu päris okei, eks ole. Ja paraku sealt sai toorikud otsa. Nüüd on vaja mingit muud asja teha. Ja nüüd see järgmine ping, seal juba see kogenud töötaja arvas ka, et ega enam, mis siin mõtleb koos on teha, mina käisin ühe pingi peale, sina siin minu läheduses mõned meetrid eemalt, hakka torusid painutama. Ja töötaja 2 toru painutas ära, hakkas 3. painutama, siis sai aru, et tegelikult ta polnud lükanud seda toorikut nii kaugele kui vaja. Et kui nüüd masin painutama hakkab, siis sealt ei tule õiges mõõdus toru ja ta läks nüüd päästma, mis pääst annab, et püüan ta veel lükata õigesse kohta. Ei jõudnud, masin oli kiire, jäi kättegi vahel. Ja siis, kui hakkasime uurima, kuidas see tegelikult juhendamine käis, siis töötajale põhimõtteliselt anti ette see 70 lehekülge materjali ja põhine allkirjas. Jah, paberile vaadates. Kui tutvusime töötaja töötervishoiu ja tööohutusalast juhendamist ja väljaõpet tõendavate dokumentidega, oli kõik nagu korras. Juhendid olid, juhendatud oli, allkirjad olid all. Aga kuna see oli just nimelt esimesel tööpäeval ja 2 tundi tööl olnud, millest tund aega oli personalijuhi juures, siis ma tundsin ikka huvi, et mis on tegelikult toimus. Tunni aeg pärast mees on juba üksinda tööl ja reaalselt juhendamist ei olnud. Ja need dokumentide koopiad siis säilitada koos tööõnnetusuurimise dokumentidega
on olnud ettevõtetes ka küsimusi, miks me peame selle säilitama, meil on ju ohutusjuhend olemas, et tee nüüd koopia ja pane kuhugi sinna. Neid tööõnnetuse uurimise andmeid peab ju säilitama 55 aastat. Ja kui te praegu see ohutusjuhend on ilusti kenasti käepärast, aga kui äkki seda juhendit on vaja 5 aasta pärast, kas ta teil siis on enam käepärast, äkki olete uue teinud või leidnud, et meil seda masinat enam ei ole ja viskame selle minema. Et sellepärast on pigem õige korjata sinna kokku selle ühe konkreetse uurimise materjalide juurde, see koopia on meil olemas. Nii kaua, kuni uurimismaterjalid peavad säilima. Ja viimane on siis selgitab välja töötervise tööohutusnõuete täitmise eest vastutavad isikud. Nagu ma enne ütlesin, et ennekõike tuleb selgeks teha õnnetuse asjaolud ja põhjused. See on kõige olulisem. Mis juhtus, miks juhtus, et kuidas edasi toimetada, et me rohkem ei juhtu. Ja ka nende vastutavate isikute puhul ei ole mitte see eesmärk omaette kedagi karistama hakata. Minu arust näiteks väga tüüpiline, kui hakata võtma seletust otseselt tööjuhid, kes ise õnnetuse juures ei olnud. Siis tema lõpmata vaatas mind sellise aega, et ei taha neid süüdlaseks tembelda. Temalt ma tahtsin teada, kas töötaja pidi üldse seda tööd tegema, mida tema tegi, mis tööülesandes inimesele andsid. Kas ta pidi selle pingi peal tegema, kas ta pidi seda materjali lõikama, mis iganes. Ja see ei ole mitte see, et kedagi karistada, aga jah, tundsid, et mõisteti seda moodi. Ja kas või see teema, mis te rääkisite, et otsene juht ei andnud 3 päeva teada, et õnnetus on toimunud. Et ka see küsimus, et kui mingi asi ei toimi, nii nagu me peaks toimima, mis siis tegelikult nüüd on? Ja vaikne hakkas. Nende projektoritega muidu niimoodi on, et kui ta töötab, siis ei saada nagu suurt aru, et mingi probleem on. Ja kui me korra koolitusel oli, et päev läbi lauasin, pole mingi probleem. Ise räägin, teised räägivad. Ja siis, kui rahvas oli läinud, projektor laua peale ulises ja kui me välja lülitasime, vaikus ja sama ainult projektori jääb. Ja kui me seda projektori kunagi otsisime, siis otsisime sellist madalama müratasemega 36 detsibelli. Ka tegelikult see, kuidas oli päeva aega siin lõrikseb. Sest ikkagi, kui me oleks siin vaikses ruumis ainult projektoriga, siis ma oleks peale jube tige. Aga praegu on niimoodi, et mina tein palju rohkem detsibelli kui 36 ja põhimõtteliselt ei kuulegi seda, aga ta on olemas. Nii, nüüd jääb uskuda seda, mida ma räägin, mitte seda, mis te näete. Ja tööõnnetuse uurimine, et mõistlik on välja selgitada õnnetuse tegelikud asjaolud ja põhjused. See annab võimaluse ennetada samalaadseid õnnetusi. Ja siin on kirjas veel see, et pole õige jätta tööõnnetus põhjalikult uurimata, kartes enda tehtud rikkumist ilmselt tulekut. Et ma täitsa mõistan ettevõtte, mingi täpikki seal tuleb. Ma mõistan ettevõtte enda inimeste sellist probleemi, et kuidas me nüüd ikkagi paneme kirja, et jah, meil oli midagi valesti. Juba hea on kirjutada töötaja hooletu. Punkt. Uuritud. Aga nüüd hakata otsima, et mis siis nüüd tegelikult oli. Miks ta oli hooletu? Et siin on ka üks selline õnnetuste uurimise metoodika 5 miksi. Et kui näiteks keegi oli katusel, kukkus alla. Ärme piirdu sellega, et ta ei kasutanud ohutusrakmeid. Lähme edasi. Miks ta ei kasutanud? Kas tal need olid üleval katusel? Kui ei olnud, siis miks ei olnud? Kas neid polnud üldse ehitusplatsil? Või olid näiteks kusagil all kaubikus? Kuidas juhendamine läbi viidi? Mida töötaja ütleb? Ikkagi miks? Et ärme piirdu sellega. Töötaja ei kasutanud rakmeid ja punkt. See oli õnnetuse põhjus. Aga lähme sealt muku edasi. Miks? Ehk see on tegelikult selline arusaamiseks, miks õnnetus toimus. On see vajalik. Ja ma usun seal igale ettevõttele nii-öelda endale otsa vaatamine, sisse vaatamine, et mis meil nüüd tegelikult toimub. Kui tal ei olnud ka rakmeid, kes oleks pidanud seda jälgima, kes oleks pidanud nägema, mis siis toimus.
Neid alusid on seal nii palju, aga just, et ärge palun piirduge selle esimese arvamisega, et rakmeid ei olnud, töötajaid süüdi, ei kasuta. Ja siin on nüüd üks tabel, see on küll suht vanad andmed, aga tegin korra sellist natuke rohkem süvaanalüüsi töötuse põhjustest. Ehk mind huvitas just nimelt see, et milleni jõuavad tööandjad ja milleni jõuavad töötajad. Ja võtsin tol aastal Tööinspektsiooni poolt uuritud 209 tööõnnetust, ehk jutt on samast valimist. Need samad 209 tööõnnetust, mida uuris Tööinspektsioon, neid uuris ka ju tööandja. Ja mis siis põhjused olid? Ja kui te nüüd siin vaatate, siis näiteks kõige suurem protsent on see, et tööohutusnõuete rikkumine töötaja poolt. Tööandja ütleb 75,6% kolmveerand juhtudest. Tööinspektor veidi üle poole, 57. Vahe on sees, mitte küll väga suur. Aga kus nüüd näiteks hoopis suurem vahe, puudulik juhendamine ja väljaõpe. Tööandja arvab, et ainult 9,6%, iga 10 juhtum on selline, kus oli juhendamine minu poolt puudulikult tehtud. Inspektor leiab, et see protsent oli 38,9. 4 korda sagedam minna. Ehk tööandjad ei ole endale seda tunnistanud, et tegelikult oli probleeme väljaõppega. Töövahendi vastavusnõuetele vahe on veel suurem, üle 4 korra. Tööandjad võtavad omaks ka iga 9. korral, et jah, töövahendi vastanud nõuetele, inspektor jõuab peaaegu poolte puhul, 43% puhul töövahendi vastanud nõuetele. Eks see on see, et nagu ma enne ütlesin, ei ole uurimismaterjalides kirjas, kas töövahend ja töökoht vastavad ohutusnõuetele. Pigem vaadatakse seda inimese tegevust, et tema tegi midagi ja nüüd on asi paha. Sest kui me räägime nüüd töövahendite kontekstis konkreetsemalt masinatest, siis tegelikult tänapäevaste masinate ohutustase peaks olema selline, et kui töötaja kogemata mingisuguse vale liigutuse teeb, ta ei tohi vigastada saada. Ehk kui me näiteks räägime seda, et ma töötan nüüd mingi saargena, kus minu ülesanne on lükata mingi detaili ära, siis ma saargena lehte. Kolleeg tuleb ja küsib, et kuule, sa lõikasid teile selles mõõdus detaile, kas neid kuskil veel on? Natukene keerad siia või sinna ükskõik. Kui ma peab keeran kätt ka. Mu käsi ei tohi sattuda vastu lõiki ketast. See peab olema katted peal. Me ei saa öelda, et töötaja oli hooletu, hakkas teisega suhtlema ja nüüd on jama lahti. Mul on küll üks selline uurimine ka olnud, kus ma saan algul aru, et mis jama see töötaja sinna kokku keeras. Puidu freeskiit, liidukate toode. Ja materjal läheb sinna sisse, ilusti ära piiritletud või piirestatud. Ja töötaja sai oma käed freesiteradesse. Lähen sinna, vaatan, see piire, mis seal ees on, selline kusagil 1,60 m kõrgusel, lauspiire. Ja siis küsin, et mis nüüd oli, kas töötaja võttis tabureti ja ronis tabureti peale, et saab üle piirde freesiteradeni jõuda. Ei, ta on 2 meetri pikkune. Tema vaatas põrandalt. Jah, see on nüüd see, mida need masinaohutuse standardid jätavad välja, need protsentiilid oli vist see peennimi. Need väiksed otsad sealt mõned protsendid kummalgi pool keha mõõtmetes, et kellele see asi ei sobi. Tavainimene sinna ei ulatu ja muulatus. Nii, töövahendi vastu nõuetele siis kordades tundus, tegelikult puudulik sisekontroll on kordades vist veel suurem. Tööandja väidab 7,7%, inspektor väidab 42,6%. See on juba 5 korda vahet. Ehk me ei tunnista endale, et meie sisekontroll ei toimi tegelikult nii nagu peab. Midagi me teeme, kuidagi nagu toimib. Aga millegi inspektor arvab teistmoodi. Räägin siia ühe selle sisekontrolli toimimise loo, mis pole olnud õnnetus. Või on küll õnnetusega seotud, kuidas siis ei ole. Aga on seotud konsultandi tegevusena. Et üks puiduettevõte kutsub konsultandi endale külla. Konsultanti võimaliku ettevõttesse külla kutsuda. Ja see sisend, mis siis anti, oli selline, et neil on umbes 150 töötajaga firma
Püüame küll tähendab kontrollida masinaid, teha kõike, et õnnetusi ei juhtu, aga juhtub ikka. Tulge vaadake üle, mida me peaksime teistmoodi tegema, mis lahti on. Tahame õnnetusest lahti saada. Nagu sinna kohale läksin, tähendab jutt oli veel ennem see ka, et meil on töökeskkonna spetsialist määratud isegi 2. Nad teevad iga kuu sisekontrolli, käime ja kontrollime, et justkui see süsteem on olemas. Kõik peaks toimima, et õnnetus ei juhtu, aga näed, juhtub ikka. Kohale minnes siis selgus see, et jah, seal oli tõesti 2 töökeskkonna spetsialisti. Kumbki ei olnud põhikohaga töökeskkonna spetsialist, mõlemad tegid seda oma põhitöö kõrvalt. Nad mõlemad olid põhimõtteliselt kontoritöötajad, üks oli vist pigem selline mingi projekteerija, kavandaja ehk tegi mingid joonised, kuidas midagi tootma hakata ja teine tegeles pigem varustamise teemadega. Aga nad olid sellised tublid, kohusetundlikud ja nad tegid tõesti korra kuus töökeskkonna sisekontrolli. Ja kui me siis läksime esimese tööpingi juurde, kas keegi teist puiduettevõttest on, ei ole? Äkki läheb väga spetsiifilisega, aga ta annab, iva on tegelikult laiem. Veenigi 40 hööd. Igavesti kuri masin, hästi palju lõiketerasid sees. Ja sellel on katte ees. Või tähendab, peab olema katte ees sünnist saati. Tõstad katte üles, masin jääb seisma, tööd teha ei saa, välja arvatud seadistamine. Katet pole olnud. Hakkan siis küsima selle katte kohta. Me pole kunagi olnud, me saime selle kusagil Rootsist või Norrast mingi kasutatud seadmine, me pole mitte kunagi seda näinud. Pole olnud. Püüan siis näidata seal kusagil selle kere peal mingit kinnituskohti, et vaadake, sinna midagi kinni on. Võib-olla küll, aga meil pole olnud. Ja nüüd siis tuligi tegelikult välja, et see sisekontroll tähendas seda, et need 2 töökeskkonna spetsialisti võrdlesid tänase päeva seisu kuu aja taguse seisuga. Ehk kui ta oli sama hea nagu kuu aega tagasi, siis oli kõik korras. Aga see, et seal peaks üldse mingi kate peal olema, nad ei jaganud seda, nemad ei töötanud seal. Nad ei osanudki aru saada, mis ohud tegelikult selle 40 höögiga töötamisel võivad olla. Ja siis oligi, et pakkusime mõtte, kas siis need samad töötajad, kes seal on, töötajad ise jagavad tegelikult päris hästi ära, kus midagi liigub, kus võib viga saada. Või võtke siis vähemalt nende otsene tööjuht, sest nemad ka üldiselt teavad küllaltki täpselt, et mis siin toimub, mida tehakse. Ja tehke oma sisekontrolli siis te näete rohkem, kus need asjad valesti. Tead, iseenesest ettevõtte arvaski, et sisekontroll toimub. Nemad oleks pannud ilmselt kavad kirja, sisekontrolliga on asi korras. Kohale minnes selgus, et nagu eriti ei ole küll, eks. Ma küsin, Palun. kui töötajad ei tööta maast aega kate olema, aga töötajad selle pealt ära ja kui leitavad põhjus selles, et tuleb teile siis toota töötaja. Seal võivad mõlemad olla. Jah, tähendab ühtepidi on just see, et töövahend ei vastanud õnnetushetkel nõuetele, katet peal ei olnud. Ja teine nüüd on see, et kui näiteks ohutusjuhendis on kirjas, et sina ei tohi mitte ilma nende kaitsekateta töötada, sa ei tohi neid omavolilisi teemad. Siis on ka töötaja rikkumine. Et kui te vaatate praegu siin, need protsenti tuleb üle 100 küll. Selles mõttes, et saab olla mitu põhjust ühel tööõnnetusel. Ja siin on täpselt see, et kui me võtame esmalt, et näed, saekatet ei olnud peal, siis me hakkame, võtame ka 5 miks ei olnud. Kas töötaja teadis, et peab olema, kui ta teadis, siis miks ta ära võttis. Jube paha on seda joont näha, kui see kate peal segab. Mul on mugav ilma lasta, eks ole. Mul on vaja mingi imeliku nurga all lasta. Saeketast saab keerata, kate keerata ei saa, sellepärast võtsin ära. Need on need põhjendused, mida tavaliselt tuuakse välja, et miks kate kadunud on. Kate kadunud üks selline karm õnnetus, mis ka oli, et sisekontrolli teema kindlasti. Käisin ühe taolise ketaslõikuriga ka televisioonis. Ei mäleta, kummas oli see televisioon või oli see Kohver pluss venekeelsel. Kusagil ma käisin ketsaega ja teiselt poolt ma käisin ketaslõikuriga. Seal oli nüüd selline ketaslõikur, mis oli ette nähtud kuni 125 läbimõõduga kettale. Suuremat ketasarvet ei vaja. Saab kiiremini. Võeti katte pealt ära, kõrvale pandi 215 ketas sisse. Ja tulemus oli see, et see ketas läks katki, killud rindu ja meist samas suri südamevihastus. Võtsime lihtsalt katte pealt ära.
Nii, isikukaitsevahendid on 2 rida seal raportis. Mitte kasutamine ja puudumine. Tööandja leiab, et pigem on mitte kasutamisega tegemist. Tööinspektor leiab, et pigem on tegemist puudumisega. Ehk tööandja vaatab ära, ta ei kasutanud, võtame samad rakmed, mille siin jutt oli. Ta ei kasutanud rakmeid. Paneme kirja, mitte kasutamine. Aga miks ta ei kasutanud? Inspektor on ilmselt jõudnud sinna, et polnudki teisi. Siis läheb hoopis puudumine kirja. Tegelikult võiks olla mõlemad kirja. Ei kasutatud ja puudusid ka, eks. See on juba teine teema, aga puudumine kindlasti peab sel juhul olema. Ja ka see, mis on seotud ohtlike kemikaalide kasutusnõuete rikkumisega, vahe on 2-kordne põhimõtteliselt. Neid õnnetusi on suhteliselt vähe, seetõttu on see protsent ka väike, aga ikkagi erinevus 2 korda. Mis nüüd tegelikult näitab ära, et tööandja ja tööinspektori uurimised on ikkagi suhteliselt erinevate tulemustega. Ma ei taha nüüd öelda, et siin inspektori pool on absoluutne tõde. Siin võib olla ka mingid asjad, mida ta nägi, mida ta ei näinud, mida ei olnud võimalik enam selle ajalise distantsi tõttu näha. Aga need erinevused on liiga suured, et öelda, et jah, asi on normaalne. Ja nüüd see ajaline piir, 10 tööpäeva tööõnnetuse toimumisest, ehk põhimõtteliselt 2 nädalat, kui sinna riigipühasid sisse ei satu. Riigipühadega nii meeldis just kohtuotsus. Läksime kohtusse ühe ettevõttega, kes ei olnud õnnetus, ta on veel raportid esitanud. Ja kuna nendega oli neid probleeme ennegi olnud, siis me läksime kohtusse, et mis jama on. Ja kui ma siis loen kohtuotsust, et tööandja jaoks kergendav asjaolu on see, et ootamatult saabusid jõulud ja nad sel ajal ei saanud raportit vormistada. Meil saabuvad ootamatult jõulud. Ja siis, et raport, kordan veel korra üle, kui on ajutine töövõimetus, raske kehavigastus või surm. Nii et ainult kerged, millega ei kaasne ajutist töövõimetust, jäävad ilma raportita. Ja raport tuleb esitada tööinspektsioonile kannatanule või tema huvide kaitsjale 3 tööpäeva jooksul pärast õnnetusuurimise lõpetamist. Ehk siis 13 tööpäeva, nii kui telefonis ma tavaliselt kannatuna ütlen ka, 3 nädalat, siis peab olema käes. Tundub, neid on ikkagi ka päris palju, kui kannatanud tegelikult raportit ei saa. Ma ei oska öelda, teil on endal see ettevõtte vaade olemas, et mis seal taga on, kas siis meelega ei anta või mis seal toimub, aga see, mis infotelefonis kosta on ikka väga tihti teie, et mina pole küll mingit raportit saanud ja kas ütlen, et see on tööandja kohustus, küsi tema käest. Ja siis saab töötajaga vaadata, mis nüüd õnnetuse põhjus on, mis temale ette heidetakse või mis toimub. Kuidas seda raportiga on, et väites tööinspektsiooni kodulehe peal, et automaatselt niisugust üles saadida niimoodi? Loetate iseteeninduses siis? Jah, iseteeninduses. Et seal täidetakse ära, tööinspektsioon ise saadab seda automaatselt kannatanule. Teiega esitasite tööinspektsioonile ja teie ülesanne esitada ka kannatanule. Kas siis kannatanule ma teile siis nii-öelda selles arvutis siis selle ise selle vormimisega? Ma vabandan, ma ei ole päris pädev vastama selles mõttes, et ma ei ole kunagi isegi ühtegi raportit seal täitnud või tööõnnetuse vormi täitnud. Milline seal nüüd see väljund on, et kas on võimalik ka midagi välja printida või välja printida või PDF-is genereerida, mida te saaksite siis nüüd töötajale saata. Ma ei tea seda. Selle kohta ma oskan ainult öelda, et helistage meie selle iseteeninduse tehnilise toe numbrile, nad oskavad teile seda öelda. Aga jah, seda tööinspektsioon kannatanud saadab, seda ei ole. Mõnel puhul võib-olla on raportis meiliaadress kirjas, aga ma ei tea, ei pruugi olla. Ja kui nüüd uurimise käigus selgub, et tegemist ei ole tööõnnetusega, siis vormistab tööandja akti. Akt on nüüd juba täitsa vabas vormis. Sellel ei ole mingit vorminõuet, nagu raportil on teatud lahtrid, mis on vaja ära täita. Ja seal siis kirjeldate need asjaolud, mis toimus ja miks te uurimise lõpetate, põhimõtteliselt kirjeldate, miks te leiate, et tegemist ei ole tööõnnetusega.
sinna samamoodi tööandja esindaja voliniku allkiri ja esitame samamoodi inspektsioonile ja kannatanule 3 tööpäeva jooksul. Et mingi dokument peab kannatanule jõudma, on see siis raport, on see siis akt ja see on see, mida tema saab siis lugeda ja arvata, kas seal on kirjas nii, nagu tegelikult toimus või ei. Ja siis nüüd selle registreerimise kohta ja teatavaks tegemise kohta, et kannatanu peab teada saama spetsialist, nõukogu volinikud ja teised töötajate esindajad. Mõtleks siin, et tegelikult selline kokkuvõte peaks igale töötajale minema vähemalt nendele töötajatele, kes analoogilises situatsioonis töötavad. Hea on ju õppida teiste vigadest. Ma mõtlen, et mina kui töötaja, kui kolleegiga on juhtunud, et hea teada, mis juhtus, miks juhtus, ma püüan ise mitte nii teha. Ja siin on ikka see 55 aasta teema, et andmeid säilitakse 55 aastat, päris pikka aega. Kas on midagi küsida või ise juurde lisada selles osas, mis puudutab tööõnnetuse uurimist tööandja kohta? Kui ei ole, siis räägime natukene ka seda osa, mis on seotud Tööinspektsiooni kui tööõnnetuse uurijaga. Tööinspektsioon uurib vajadusel tööõnnetusi. Ei ole enam seda raskusastme määratlust, nagu ennem oli rasked vajadused, nüüd on lihtsalt vajadused. Ja kui nüüd on saabunud arsti teatis või tööandja teade, võib-olla ka see raport, siis Tööinspektsioon otsustab, kas alustatakse uurimist või ei alustata ja kui alustatakse, siis teavitatakse tööandjat. Muide, selle tagasiside kohta veel, et siit saab nüüd välja lugeda seda, et kui ei alustata, siis ei teavitata. Et tööandjatel on teinekord olnud ka küsimus, et ma saatsin raporti ära, aga ma ei ole mingit tagasisidet saanud, et kas kõik on korras või kas ma võin lugeda, et see lugu on lõppenud. Põhimõtteliselt niimoodi ongi, kui Tööinspektsioonist vastust ei tule, siis on asi korras. Kui nüüd keegi minu kolleegidest vaatab selle üle ja leiab, et seal on midagi puudu, midagi valesti, siis ta võtab ühendus, annab teada, et mingeid ebatäpsusi parandada või midagi sellist. Kui vastust ei ole, siis peaks olema korras. Nüüd on muidugi see ka selle siseteenistus peaks näha olema, kas need asjad seal ilusti kenasti kirjas. Ja need õnnetused, tööõnnetused, millega seoses toimub kriminaalmenetlus, et Tööinspektsioon enam ei uuri. Sest siin vahepeal läks asi imelikuks, et uuris Tööinspektsioon, uuris politsei, sest mingi aeg oli ju see, nagu ma ütlesin, et Tööinspektsioonil oli kriminaalmenetluse õigus. Siis oli küll sellised vahvad ajad, et politsei seisis seal sündmuskohas nii kaua ära, kuni ma kohale jõudsin ja küsis, kas ma võin nüüd ära minna. Nojah, võid ikka. Teda huvitas see, et ta ei pea uurima hakkama. Kes esimese menetlustoimingu tegi, see hakkas uurima. Ja teisipidi jälle tööõnnetus, igati mõistlik, et Tööinspektsioon seda uuris. Aga nüüd on kui kriminaalmenetlus on, siis on see pigem politseiga seotud ja siis Tööinspektsioon ei uuri, et sest mõttes kolmandat osapoolt ei ole. Tööandja peab niikuinii uurima, ükskõik kas uurib Tööinspektsioon või politsei ka, aga politsei ja Tööinspektsioon mõlemad ei uuri. Politsei prokuratuur võivad Tööinspektsiooni esindajad kaasata kui spetsialisti nime alla minu arust see tiitel seal praegu menetluses. Ja kui on nüüd kriminaalmenetlus lõppenud, siis siin on üks hästi selline keeruline sõnastus, et kui kriminaalmenetlus alustati töötervishoiu ja tööohutuse nõuete eiramise tõttu ja vajaduse korral tööõnnetusi, mille puhul alustati kriminaalmenetlust ettevaatamatusest töötervishoiu ja tööohutuse nõuete eiramise tõttu. 197 on kriminaalkoodeksis paragrahv, mis räägib töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumisest, on põhimõtteliselt 2 lõiget. Üks on karmim, kuni 5 aastat vabaduskaotust ja teine on natukene leebem, seal on minu teada 3 aastat vabaduse kaotust. Ja siin on nüüd ära eristatud, ehk see, mis selle karmima lõike alla läheb, seda Tööinspektsioon uurib pärast kriminaalmenetluse lõppu, teised, mis on selle leebema lõike all, neid uurib vajadusel. Ja Tööinspektsioonil on aeg uurida 30 tööpäeva, see tähendab siis põhimõtteliselt 1,5 kuud.
sellest päevast, kui tehti otsus uurimis alustada. Ja põhjendatud vajaduse korral võib uurimise tähtaega pikendada. Võib-olla, kui ei saa kannatanud seletusi, kannatanu on koomas veel või ma ei tea, siin võib olla mingid nüansid või on äkki mingid ekspertiisid. Need on üldjuhul sellised asjad, mis võivad pikendada seda uurimise tähtaega, et ei saa pooleteist kuuga hakkama. Ja inspektoril on õigus saada koopiaid tööandja kogutud või koostatud uurimis- ja muudest dokumentidest. Ja inspektor koostab siis uurimiskokkuvõtte. See on nüüd juba selline pikem kirjalik tekst, see ei ole selline raporti kujul, et mingid lahtreid täita, vaid kirjalik, kus on siis inspektori nägemus, mis toimus, miks toimus, millised õigusaktide nõuded on rikutud, et seal tuuakse ka välja, et kes mida rikkus. Me ei too välja süüdlast. Et kui on jutt juba süüst, mis võib minna näiteks sel puhul oluliseks, kui keegi tahab hakata tööandjalt hüvitisi nõudma. Minuga juhtus tööõnnetus, mul on nüüd vähenenud töövõime, näiteks 50%. Ma leian, et tööandja peab mulle midagi maksma. Ja siis seal tuleb ju mängu see, et õnnetus oli, töövõime vähenes. Aga mis oli õnnetuse põhjus? Kas oli töötaja ise süüdi? Kas oli tööandja süüdi? Või olid mõlemad süüdi mingi osa, et seda protsenti määrab ainult kohus, seda Tööinspektsioon ei määra. Ja need tõendid, mida siis inspektor kokku kogub, vormistab uurimistoimiku, see jääb meie arhiivi. Mõnel puhul kohtud tahavad seda näha. Kohtud on siin ka öelnud, et jube hea on lugeda inimese teksti või kogutud andmeid, kes selle teemaga tegeleb iga päev, sest olgem ausad, töötervishoiu ja tööohutuse teemadega kohtus igapäevaselt ei vaielda, need on ikkagi üksikud juhtumid aasta jooksul ja siis, et kohtunikul oleks lihtsam sinna teemasse sisse minna, siis on neil hea vaadata, et mida on arvatud. Teinekord on vaja politsei on abi palunud, kui nad seda uurimist viivad läbi, et millised õigusaktid on, millest lähtuda, mis koostööd tasapisi teeme. Ja kui nüüd inspektori uurimise käigus selgub, et ei ole tegemist tööõnnetusega, ma rääkisin teile seda köögikapi detaili saadimise lugu, siis inspektor koostab otsuse kirjaliku või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, miks ta uurimise lõpetab. Et peabki ära kirjeldama, et mina uurijana leidsin, et tegemist ei ole tööõnnetusega. Samamoodi 3 tööpäeva jooksul kannatanule ja tööandjale. Ja sel juhul siis tööandja peab seda raporti tühistama, kuna tööinspektor leidis, et tegemist ei ole tööõnnetusega. Ja selle raporti kohta, mis ma juba natukene rääkisin, et Tööinspektsioonil on õigus nõuda tööandjalt täiendavat uurimist või raporti muutmist juhul, kui ta tuvastab, et uurimine ei ole tehtud või raport ei ole koostatud nõuete kohaselt. Raporti nõuete kohaselt on just enne kõike, kui seal mingid andmed on puudu. Või tuleb näiteks see välja, et arsti teatises on kirjas, et pöördus meie poole 21. kuupäeva, raport ütleb, et õnnetus juhtus 23. Loogika vead lihtsalt sees. On üks selle raporti kuupäevaga ka. Seesama ettevõte, kus kiireb ei käis nagu marsruuttakso. Juhtus üks õnnetus, töötaja pidi vahetama puiduhakkuri nube. Suur puiduhakkur koorib palki. Või tähendab, mitte koorib palki. Puidukoori, mitte puiduhakkuri. Oli vist koori. Põhimõtteliselt 3 teravat nugas on sees. Ja selleks ta ronis sinna mingid fundamendiplokid oli selle seadme all, ronis sinna peale, võttis katte eest ära, hakkas keerama, võti number 36. Ma mäleta, kas siis polti või mutrit, pole vahet. Võti viskas üle. Töötaja kaotas tasakaalu ja kuna see fundament, mis nüüd all oli, mille peal ta seisis, oli umbes 30 sentimeetrit, et niimoodi seista ma saan, täis tallaga toetan peale. Aga nii nagu ma tasakaalu kaotan ja kas vaid pool sammukest tahapoole astub ja on tühjus vastas. Kukkus alla nii õnnetult, et seal all oli ühe teise konveieri mingi elektrimootor, ajami elektrimootor, kukkus ringkirjaga vastu seda mootorit ja õige mitu riiukoodis.
Ja selle uurimise kokkuvõte meil uuris, see jõudis minu lauale, vaatasin selle üle. Ja läks siis päev või 2 mööda, tuleb samast ettevõttest tööõnnetuse raport. Kirjeldus on selline, et töötaja hakkas vahetama puiduhakkuri nuge. Võti viskas üle, töötaja kaotas tasakaalu ja töötaja haaras noast kinni. Noa nii palju, et terav oli, lõikas käe katki. Tähendab, see mees oli natukene kiirema reaktsiooniga, ei kukkunud, aga haaras noast kinni, aga viga sai ikka. Ja siis, kui ma vaatan seda kuupäeva, täpselt sama kuupäeva. 2 õnnetuse vahe on tund ja 15 minutit, 75 minutit. Ja minu esimene mõte oli see, et nii nagu me praegu arvutajastul teeme, me võtame ju selle eelmise dokumendi põhja ette ja muudame seal andmeid. Et ju jäi kuupäev vahetama. Räägin siis töökeskkonnaspetsialistiga, et ei, kõik on õige. Kiiremini viis ühe ära, no tuli vaja ära vahetada. Uurija käis koha 2 päeva või 3 päeva hiljem, ilus roheline platvorm on ees. Ennem oli vaja 2 meest ära lõhkuda. Nii, ja nüüd siis nendest ohuolukordadest, peaaegu juhtunud õnnetused, mis accident, mida iganes, neil on nii palju erinevaid nimesid, et ega ma ei oska öelda, kas on mingit ühte ja ametlikku, kuidas seda on õige öelda olemas on, aga mõte on nüüd selles, et kui oleks võinud õnnetus juhtuda, et siin on neid püramiide on erinevaid. Mõnel on, siin on praegu näiteks ühe raske õnnetuse kohta 189 ohuolukorda, osadel on see number 300, et uuringud on erinevad, aga suurusjärgud enam-vähem sinna nad lähevad, et me saame siis öelda, et jah, me kindlasti neid ohuolukordi esineb. Ja miks nende uurimine aga tegelikult tähtis on nendest teada saamine kõigepealt. See on nüüd omaette lugu, et kuidas tööandja või töökeskkonnaspetsialist saab neist teada. Siin on vaja nagu sellist, ütleme, töötajatele selgitustööd, et nad nendes julgeks teada anda, mitte ei mõtle, äkki ma tegin ise midagi valesti, ma ei taha teada anda. Neid on ju parem uurida kui seda, kus inimene on reaalselt viga saanud. Ühe olukorra räägin, et mida uuriti. Töötaja töö oli selline, et tal oli siin euroalus, siit ta võttis mingid puitdetaile ja andis ette saele. Saag oli automaatse etteandega, pani otsa rullikute vahele, edasi vedas ise, et töötaja võttis järgmise, nii nagu eelmine oli läinud, takka järgi. Ja nüüd ühel hetkel juhtus niimoodi, et see materjal, mis oli juba seal rullikute all, lendas tagasi. Tavaliselt oleks olnud lugu niimoodi, et töötaja oleks olnud siin valmis järgmise tükiga, et oleks pihta saanud. Nüüd oli õnneks niimoodi, et see detail oli aluse pealt viimane, mille ta seal laua peale pani. Ja ta läks otsima tõstukejuhti, toomul uus. Aga just nimelt, see on selline peaaegu juhtunud õnnetus. Tänu sellele seal aluse peal oli mingi suurusjärgus 200 detaili. Ehk siis umbes täpselt 0,5% oli tõenäosus, et õnnetust ei juhtu. Ja seekord see 0,5% läks õnneks. Ega sellist kindlasti uurida, mitte ei mõtle sellele, et las viskab teinekord ka, kui pihta saab siis uurida. Aga kindlasti see on selline tööandjate, töökeskkonnaspetsialistide jaoks keeruline, kuidas neid teada saada, et jah. Ja siin on mul nüüd üks näide ka veel, lihtsalt kui see Rakvere jääb on midagi vaba peale, aga oleks olla, see on pigem hea näide. Et teevad sellised mingid ohuolukordade teatised, neid on väga erinevaid vorme, selle kohta mingit kohustuslikku vormi ei ole, iga ettevõte töötab välja paremaks teab. Ja siis, kui töötajal midagi juhtub, midagi näeb, ta saab selle ära täita ja tehakse ka veel seda, et ta ei pea minema kellelegi selle üle andma, kusagil on mingid postkastid, ta ei pea sinna isegi nime alla panema, kui ei taheta, et ma panin kirja, et näed, siin midagi juhtus. Nimega on selles mõttes parem, et see inimene, kes hakkab uurima, et oleks nagu vähem mingi kontakt, kes sellest midagi rohkem teab. Aga et ja erinevaid variante kasutatakse, kuidas nendes ohuolukordades teada saada. Millised präänikud sinna pakutakse, et töötajad teataks. Siin on nüüd slaidide lõpp. Selle kohta siis ma kordan sama lugu, et ma loodan, et teil täna kuuldub mitte kunagi vaja ei lähe.